Tere õhtust, Kuku raadio kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Tähenduse teejuhid ja jätkame siis juba sisse harjunud rutiini, et ma kõigepealt loen ette ühe lõigu ühest raamatust, mis peaks siis andma märku sellest, mis teema on meil ja seejärel tutvustan saatekülalisi ja siis hakkamegi rääkima ja vaatame, kus see jutt meid siis kannab, et selline plaan. Aga kõigepealt siis lõik ühest raamatust. Psühhedeelikumid on uimastid, mis muudavad oluliselt ümbritseva keskkonna tajumist ja tunnetamist. Need farmakonid on kogunud endale palju nimesid. 3 tavalisemat ja teaduslikus erialakirjanduses tunnustatud on psühhedeelikumid, psühhotomimeetikumid, ma võin siin nüüd teha vigu nende sõnade väljaütlemisel, aga ja hallutsinogeenid, aga peale selle on ravimitargad nimetanud neid enteogeenideks, deliriantideks, delusinogeenideks, mispertseptionogeenideks, mystikomimeetikumideks, psühhotogeenideks, fantastikumideks, illusogeenideks, entaktogeenideks, skisogeenideks, psühhoheuristikumideks. Midagi ütleb neist uimastitest haritud inimesele pelgalt selle loetelu lugeminegi. Üks levinumaid nimetusi nii õpikuis kui kõnekeeles, hallutsinogeenid, viitab otseselt hallutsinogeenide tekkimisele farmakonide manustamisel ja tõepoolest hallutsinatsioonid võivad tekkida. Kuid hallutsinatsioonid pole mitte kõige iseloomulikum hallutsinogeenide toimeilming. Ammugi ei ole seda psühhootiline seisund, millele iseloomulik tegelikkuse mõistmine millele on iseloomulik tegelikkuse mõistmine täielik kadumine, siin on tekstis üks sõna. Psühhedeelikumid sageli moodutavad tegelikkust fantastiliseks, kui loovad midagi uut. Kuna tegelikkusest hälvitavad uimasteid on mitmesuguseid ning peale selle sõltub nende toime iseloom suurel määral annusest ja olukorrast, polegi võimalik ühe nimega kogu närvi hälvitite maailma kirjeldada. See oli nüüd lõik siis Jaanus Arro raamatust Uimastite ajastu. Peatüki pealkiri on Saadikud teisest ilmast, psühhotomimeetikumid, psühhedeelikumid, hallutsinogeenid. Ja pidi see siis kohmakalt ette loetud lõik viitama sellele, et juttu tuleb meil täna psühhedeelikumidest. Ja nagu ikka on mul siis stuudios 2 külalist, tere tulemast, Elle Kaasik, tere tulemast, Anna Luik. Ja selle loo ajal siis, kui ma esimese loo ajal üritasin saatekülas ise tutvustada, siis selle loo ajal olen ma selle ülesande jätnud saatekülast endi hooleks. Nüüd olge kena, öelge palun nende kohta paar sõna. Et tegelikult me vist ju istume siin kõik esimest korda koos, nii et mul oleks ka huvitav teada. Tere, mina olen Elle Kaasik, õpin Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, doktorantuuris 3. aastat religiooniuuringute erialal ja minu uurimisteema on ajahuaska rituaalides osalejate vaimsus ja psühholoogia. Kõik? Tere, mina olen Anna Luik. Erialalt olen perearst, lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Hetkel töötan arstina ainult Soomes, Eestis olen oma nimistu just hiljuti nii-öelda tagasi andnud või maha pannud. Ja mind on need vaimsed teemad juba ammu huvitanud. No, ütleme, minule andis tõuke selle saate tegemiseks kindlasti septembri lõpus Tallinnas toimunud Psycheference, kus ma siis ka uudishimuliku inimesena kohal olin ja mulle tundus, et see teema on tõesti oli väga põnevad 4 ettekannet maailma nimedega teadlastelt ja seal see idee siis küpses see saade teha, nüüd on ta siis lõpuks teoks saanud ja ma arvan, et kõige mõistlikum oleks ehk esialgu nagu iga ainese puhul, et piiritleda see, et millest me siis, kui me räägime psühhedeelikumidest, millest me siis õigupoolest räägime. Jaanus Arro siin küll üritas neid natukene kirjeldada juba,
aga tõsiasi on ka see, et nad on, see peatükk on raamatu vahel, mille pealkiri on uimastite ajastu, nii et tihti need psühhedeelikumid, ma arvan, esimene niisugune paralleel inimestel ongi, et need on siis uimastid, narkootikumid ja lähevad samasse siis potti fentanüüli ja morfiini ja kõige muuga, et proovime siin siis natuke sellist nüansseeritumalt sellele valdkonnale läheneda, et millest me õigem poolest siis psühhedeelikumide puhul räägime? Psühhedeelikumid on ained, mis muudavad psüühikaseisundit, taju, teadvuse seisundit. Inimene tajub iseennast ja maailma teistmoodi kui tavaliselt, siis kui ta on neid aineid manustanud. Psühhedeelikumide tüüpilisemateks näideteks võib olla psilotsübiin, mis sisaldub niinimetatud maagilistes seentes, LSD, lüsergiinhappe dietüülamiid, tuntud hipiliikumise päevist, siis meskaliin sisaldub teatavates kaktustes ja ajahuaska. Psühhedeelikume on palju, need sünteesitakse järjest juurde, kui üks aine ära keelatakse, siis põrandaalustes laborites valmistatakse selle analoog, siis on hakatud ära keelama neid ainerühmade kaupa, et selline nagu võidujooks siis toimub. Ja mis on siis psühhedeelikumidel ühist, et miks nad ühe nimetuse alla koondatakse? Kõigepealt toimemehhanism. Ajus mõjutavad psühhedeelikumid teatavaid serotoniini retseptorite tüüpe, aktiveerivad neid retseptoreid agonistidena ja toime, mida inimene tajub, on üpris sarnane. Nendel ainetel on nii-öelda ühisosa on nendel toimetel, igaühel on omad eripärad seal juures. Räägitakse hallutsinatsioonidest, nimetatakse psühhedeelikume hallutsinogeenideks, mis tegelikult on üsna ebatäpne nimetus, sest hallutsinatsioonid ei ole sugugi põhiline toime. Hallutsinatsioon tähendaks, et inimene tajub midagi sellist, mida ei ole olemas ja samas usub, et see on reaalsus. Enamasti need nägemused ja tajud, mida psühhedeelikumid põhjustavad, ei tundu inimestele siit reaalsusest pärit olevat, et inimene, kes on seda ainet võtnud, enamasti teab, mida ta on võtnud, teab, et tema taju on muutunud ja kui ta paneb silmad kinni ja näeb mingeid mustreid, olendeid, maastikke, ta teab, et teine inimene, kes tema kõrval istub, neid ei näe, et see on tema sisemaailm, mida ta näeb ja kohtab seal. Minu jaoks kohe kindlasti ei ole psühhedeelikumid ja uimastid üldse see üks ja sama, et sinna kindlasti ei saa panna võrdusmärki vahele. Ja psühhedeelikumid pigem on ikkagi, nagu siin oli ennegi öeldud, et need on teadvust laiendavad ained. Ja neid on juba väga kaua, need on väga vanad praktikad, kus neid on kasutatud ja on ka siis uuedmad nagu LSD, mis on sünteesitud. Üks mulle nii-öelda jäi nimetamata on iboga, mis on siis Aafrikas pärit taim, mis põhiline toimeaine on ibogaiin, aga seal on ka palju teisi alkaloide. Et kindlasti on nad jah, neil on oma koht ja kindlasti ei ole seal tegemist mingisuguse nii-öelda uimastamisega või uimasti kui narkootikum, et need on ikkagi täiesti erinevad asjad ja pigem on selle taga, ma arvan, teadmatus ja hirm ja kõik sõltuvused, miks need sinna uimastitega kiputakse ühte punti panema. Et selles suhtes see konverents, sügisel olnud konverents oli tõesti väga suur samm nagu selle psühhedeelikumide teadvustamisel või jah, et ma ka osalesin seal ja ma väga nautisin neid loenguid. Aga järsku nüüd siis teeks nüüd ühe asja kuulajatele kohe selgeks, et kui me räägime psühhedeelikumidest, siis me ei räägi opiaatidest, me ei räägi fentanüülist, me ei räägi heroiinist. Et teeme siin nüüd
teeme siin nüüd selle vahe kohe kiiresti selgeks, et mida teeb üks, mida teeb teine? Psüühikat mõjutavad ained võib väga laias laastus jagada 3 rühma. Üks on rahustavad ained, mis alandavad aktiivsust, vähendavad valu ja tajumisvõimet, üldse teevad inimese tõesti uniseks, sõna otseses mõttes uimaseks. Opiaadid, fentanüül kuuluvad sinna klassi. Teine klass on mõnes mõttes vastupidise toimiva stimulandid. Kokaiin, nikotiin, kofeiin. Aga psühhedeelikumid on neist hoopis eraldi klass. Nad ei tõsta ega langeta seda üldist aktiivsuse taset niivõrd oluliselt, kuivõrd just muudavad seda inimese tajude sisu ja tajumisvõimet, nagu Anna ütles, et teadvus avardub. Et kui me kõik võimalikke teadvuse seisundeid võime kujutleda mingisuguses ruumis, mille telgede peal on mingisugused parameetrid, millega saaks inimese teadvuse seisundit iseloomustada, milline hulk neid on, selliseid mudeleid on tehtud, ühte üldtunnustatut veel ei ole, aga õpetan ise teadvuse teemat ülikoolis ja seal siis mõnda tudengitele tutvustan. Ja kui inimese seisund selles ruumis peaks kujutama siis mingi punktina, siis psühhedeelikumide mõjul võib see punkt rännata selle ruumi piirkondadesse, kuhu ta muidu ei satu. Kui me teame, et inimese teadvuse seisundeid on kui palju ärkvelolek ja uni on normaalsed, unel on omad faasid, on unenägudega uni, on ilma unenägudeta uni, siis veel osad nii-öelda vahepealsed seisundid, kui inimene on just magama jäämas või magamast üles ärkamas, sellised poolune seisundid. Põhimõtteliselt on võimalik ülivirguse seisund, kui on inimene erutunud mingil põhjusel, aga see teadvuse seisundite ruum on tunduvalt avaram, kui psühhopatoloogiast tulevad sinna juurde veel need seisundid, millega jõutakse psühhiaatri juurde, siis tegelikult on neid võimalusi, kuidas inimene ennast ja maailma tajuda saab palju rohkem ja psühhedeelikumid seda ruumi siis avardavadki, et inimene võib sattuda seisunditesse, mida ta ei oskaks ettegi kujutada, et võimalik on. Neid seisundeid on palju ja erinevaid, ei satu kõik inimesed ega ka sama inimene iga kord ühte samasse kohta. Osadest neist seisunditest on midagi õppida, nende külastamisest võib olla mingit kasu, inimene toob sealt midagi tagasi, mida ta saab oma igapäevaelus rakendada, aga samas on seal ruumis ka kindlasti kohti, kus pikka aega viibida ei ole hea või kuhu üldse ronida tarvis ei ole. Ja sellepärast seda psühhedeelikumide manustamist ei saagi käsitleda lihtsalt niimoodi, et ma võtan nüüd tableti sisse ja vaatan, mis juhtub või joon sõpradega mingit jooki, õhtul näpime aju ja nalja saab, vaid psühhedeelikumide kasutamist on kõigis kultuurides alati tugevalt ritualiseeritud ja see rituaal peaks sinna juurde andma siis selle suuna, mis suunas siis sellest tavapärastest piirangutest vabanenud teadvus liigub, kuhu poole selles ruumis ta liikuma hakkab. Ja et ta siis teeb oma rännaku selles piirkonnas, kus on midagi leida ja otsida ja lõpuks tervena tagasi jõuab tavaseisundisse. Jah, et ma võiks seda lisada, et on ju kõik meil praegu väga populaarsed, kõik mediteerimised, erinevad joogaliigid, kõik see on sama, seal on see sama aastaid praktikat, et saavutada teisenenud teadvuse seisund, ütleme siis nii, et psühhedeelikumid on selline kiirtee saavutada, tänapäeva lääne inimesel on kiire, tema tahaks kõike ruttu saada, siis põhimõtteliselt on see üks võimalus, aga see on ka näitab, mida on võimalik saavutada ja noh, mina võin enda kogemustest rääkida, mida ma olen džunglis ja Peruus käinud ja kus ma olen kasutanud psühhedeelikume, et see on selline, see on väga avav kogemus ja see avab sellise teise maailmapildi ja saad aru, kui palju asju on, mida me tegelikult ei tea ja meie hirm on nagu see, et
see mis on normaalne või ebanormaalne või võõras ja tundmatu, et meil on seal hästi palju hirme ja ka selles laienenud teadvuse seisundis muidugi sa võid ka oma hirmu kohata, et see on päris huvitavaid kogemusi, et selles suhtes ongi, et need on ikkagi ju vanades šamanistlikes praktikates ta ikkagi osa tervendamist. Ka LSD alguses olid väga pikad uuringud just nimelt psühhiaatrias ja loodetavasti on need ka nii-öelda uuesti on vaikselt kõik need asjad nüüd tagasi tulemas, et tehti väga palju uuringuid ja väga heade tulemustega, et ise ka arstid ja psühhiaatrid seal alguses võtsid kõik ise LSD-d, et kogeda neid laienenud teadvuse seisundeid, et ka navigeerida nendes, mida neile võib-olla patsiendid räägivad ja enamus, mis on nagu psühhiaatrilised seisundid, psühhoos, need on vastupidi kitsenenud teadvuse seisundid, et seal tegelikult teadvus on vastupidi kitsenenud, et seal on neid asju on nagu erinevaid. Nii et ütleme siiani ma siis olen endale kõrva taha pannud selle, et psühhotroopsed ained laias laastus jagunevad 3, ja? Et on sellised uinutava toimega, kuidas me opiaadid, et on siia, siis on ergutava toimega ja siis on, mulle päris meeldis see sõna, mille Jaanus Arro on siia välja pakkunud, närvihälvitid, et see tundub, seal avab jälle teatud tahu sellele asjale, et ma saan aru, et keegi, ühesõnaga, ma saan nagu, kui nüüd tohiks niimoodi väljendada, et ühest küljest me justkui ei arva, et nad peaksid, et närvihälvitid või siis psühhedeelikumid peaksid siin nende ühes suures klassis olema koos opiaatide ja siis kokaiini ja ergutitega, see ei tähenda veel seda, et nad oleksid, et nad pruukige kõike, mis et see, ütleme, et see põhimõte, et ära topi sellist tundmatut asja endale suhu, see ikkagi kehtib ka selle klassi puhul, et mis te Anna tahtis. Jah, et ma nagu tahtsin veel lisada, et ju kui mina kui arstina, siis meditsiinis on ju kõige lihtsam asi, kui inimesega midagi juhtub, esimene küsimus, on ta teadvusel või teadvusetu. Et seal on nagu ka, et mis see on, et hingab, süda lööb, on elus, aga kas ta on teadvusel, et sealt juba tuleb see, et kus siin enne oli juttu uni, ärkvelolek, et need hästi palju vahepealsed seisundeid, et see on nagu selline, et see on meil igaühele selge, et ja kui me tegelikult nii-öelda praegu me oleme siin nii-öelda teadvusel vestleme, aga kui ma olen unes ja näen midagi ja saan aru, et ma olen unes, nii-öelda lucid dreaming, et siis kas see on siis, ma olen ju ka tegelikult teadvusel, et selle sõnaga võib siin mängida hästi pikalt, et mis see teadvus või mis see teadvusel olek on, et selles mõttes, et seda teadvust laiendav. Ja kindlasti jah, loomulikult ei saa teda panna ühte paata nende kõiki, neil on kõik oma koht, psühhedeelikumid on ikkagi täiesti eraldi nii-öelda klass ja on neil omad kui opiaadid on seal valuravis ja ka hingamispärssivad ja neil on erinevad ja mida kuidas kasutatakse, siis ju nii-öelda kanep on jälle tagasi tulemas valuravisse täiesti, oli just siin hiljuti konverents, kus ma kahjuks ise ei osalenud, oli kanep valuravis oli täiesti olemas, just siin paar nädalat tagasi oli konverents Tallinnas. Kuhu, kui me võtame need 3 kategooriat nüüd siis rahustid, ergutid ja närvihälvitid, kus kanep selles, kui kanepi jutuks tuli, et kus kanep selles nende 3 rühma piires võiks mahtuda? Ta pigem erguti või siis rahusti siis? Teda ongi keeruline klassifitseerida, sellepärast, et kanepisorte on erinevaid. Seal see THC, see nii-öelda keelatud toimeaine ei ole sugugi mitte ainukene, seal on hulk teisi aineid, erinevates sortides on erinevate ainete sisaldused erinevad, kanepist on aretatud uusi nii-öelda kangemaid sorte ja erinevad kanepisordid mõjuvad inimesele ka erinevalt. Et öelda, et võt kanep kuulub nüüd, kui taim kuulub nüüd ainult ühte liiki neist, mõnda inimest kanepisuitsetamine rahustab,
mõni inimene muutub ärevaks, vastupidi, saab paranoia ja põhimõtteliselt, kui teatavaid kanepisorte, kus THC sisaldus on kõrge, palju doseerida, siis võib ka nägemusi näha. Et läheb otsapidi ka psühhedeelikumide hulka? Jah, teatavad psühhedeelsed omadused on tal ka olemas. See kolmene jaotus tegelikult on igal ainel ju ikka oma mõju, oma retseptori profiil, millistele retseptoritele ta mõjub, milliseid ta aktiviseerib. Aine mõju sõltub koostoimetest, teiste ainetega sõltub inimesest, olukorrast, millest tarvitatakse, et see, et me paneme nüüd kõik ained 3 kasti ja usume, et ja nii ongi kõigi inimeste ja olukordade jaoks, see on väga lihtsastatud ja jäme lähendus. Et jah, ma nagu jätaks ka üldse selle liigitamise, et seal on, selleks on teised instantsid, kes panevad ja eks need, ja loomulikult kui mingi aine läheb nii-öelda ravimiregistrisse, siis talle antakse sinna, aga seal on isegi ka, kui seal on ka muud antidepressandid ja muud, seal on ka seal on ka erinevad jaotused, et mis nende toimemehhanismide järgi, et seal on palju variante. Ja minule lihtsalt pigem sobibki see, et need on psühhedeelikum kui teadvust laien aine ja kindlasti ei ole ta uimasti. Ja sellest nagu, kui öeldakse, et et igast asjast on võimalik sõltuvuks jääda, sest tõesti, ma tean inimesi, seal nii mõnigi, kes on seal ajaskat, et nad on seal 1000 korda teinud ja rohkemgi korda teinud, et kas see siis on sõltuvus või ei ole, et igast asjast põhimõtteliselt võib raamatu lugemises võib ka sõltuvusse jääda, kõigest saab sõltuvusse jääda, et mis on sõltuvus, siis selle kallal võib, iga asja kallal võib diskuteerida, aga põhimõtteliselt nad ei, et kui on nikotiin ja nikotiiniretseptorid ja alkoholist ja alkoholisõltuvus, siis seal on nagu suhteliselt on ikkagi selged kriteeriumid sõltuvushäireid ja sõltuvust diagnoosid, aga on ka olemas suhtesõltuvus ja mis iganes sõltuvus, nii et see on ka selline libe jää, kuhu võib siis lõputult jäädagi diskuteerima. No ilmselt üks pott, kus nad koos on ja kus suur osa selleks suhtumisest alguse saab, ongi see, et nad on ju kõik nii nende psühhedeelikumide toimeained kui ka siis nende teiste mõnuainete toimeained on ju kõik see pott, kus nad kõik koos on keelatud ainete nimekiri, eks, et ma ei tea, kas me saame siit nüüd see arutee võib end päris kaugele eemale viia jutu põhimagistraalist, aga oskate te kuidagi põhjendada, et miks nad sinna potti kõik kokku on sattunud, see esimene Schedule A või Schedule 1 või mis on see kõige, oli sedapidi vist või? Et see Schedule 1 on kõige ohtlikumad ained, seal on ju nad kõik koos, eks Eestis on nimekirjad. Oopium ja DMT ja meskaliin ja kõik, et kas on mingi, kuidas teie seda põhjendate, et miks nad seal kõik kokku on sattunud? Esiteks on see ju riigiti täiesti erinev, et see sõltub ju riigist. Iboga näiteks on Gabonis rahvusliku kultuuri osa kaitse all. Et seal ongi, et nagu see Ayahuasca Brasiilias. Ja ka näiteks et mis riigist on keelatud, kus ta ei ole keelatud, mõnes kohas on nad allistsoonis. Mingites kohtades nad teeb, nagu kanep teeb, nüüd tuleb vaikselt jälle tagasi, et on lubatud. Et see pigem on selline poliitilised otsused on need. See pigem minu jaoks on need otsused alati poliitilised, sest need on sellist teadvust laiendavad. Inimese teadlikkus suureneb, ei ole nii lihtsalt kontrollitavad, tavaline võimu ja manipulatsiooni teema on see tegelikult puhas. Ja raha teema ka loomulikult. Alkohol, ma arvan, see on alati alkohol ja tupakas on selgelt teada inimestele kahjulikud, katsus neid ära keelata. Ja miks peakski? Eks seal ole poliitilised ja ajaloolised põhjused, millises kultuuris mis aine on keelatud ja mis aine lubatud. Aga meil siin Eestis psühhedeelikumid on keelatud ainete nimekirjas, nende tarvitamine ei ole lubatud, välja arvatud siis meditsiinilisel teaduslikul otstarbel. Erinevates riikides on seadused erinevad ja nende seaduste kujunemislood on erinevad, tugevalt seotud traditsiooniga. Ja siis on veel see, et toimeaine võib olla keelatud ainete nimekirjas, aga taim mitte, kas siis taim
on keelatud või mitte, kas sellest taimest tehtud tee on keelatud või mitte, et läheb väga juriidilistesse peensustesse. Ja hoopis teine asi on jälle praktika, eks ole, osades riikides on niimoodi, et kanep oleks just nagu keelatud, aga tegelikult võib üsna avalikus kohas kanepit soitsetada ja keegi reatarbija kallale küll ei tule. Ka meil Eestis siin hiljuti tehti eksperiment televisioonis, kuidas eetris saatejuhid panustasid LSD-d ja imestasime, et kuidas politsei seda lubab ja politsei kommenteeris, et ei, et selliseid tavatarbijaid me ei kimputa, meid huvitavad need, kes suuri koguseid liigutavad ja müüvad. See vist tundub olevat üldine praktika. Aga jällegi siin ei tahaks, me ei saagi siin väga sügavuti minna, aga see, kuivõrd see retseptorite teema siit juba läbi käis, et siis järsku vaataks seda füsioloogilist poolt siin ka, et üks asi, mis mul jäi seal septembrikuus toimunud konverentsil kõrva, et on 2 suurt rühma, millele need psühhotroopsed ained siis laiemalt mõjuvad. Üks on need serotoniini retseptoritele mõjuvad ja teised dopamiini retseptoritele mõjuvad ained, et kas me siin, see on see, mis mul meelde jäi, et oskate siin aidata või rohkem panna lihaluule sellele küsimusele. Serotoniin, kui enamused antidepressandid ju töötavad üle serotoniini ja tegelikult ja millegipärast arvatakse, et on meil see aju toodab palju serotoniini ja tegelikult on soolestikus kõige rohkem. Tõsi ka või? Ja et tegelikult on soolestik hoopis, on meie emotsionaalne keskus. Et see on see sama, ja see tuleb ka küsimus, kus see teadvus asub kas ajus või mujal või väljaspool. Ja või kus ta üldse asub. Et see on nagu see, et ma olen minu jaoks ja aju on selline andmetöötuskeskus, ütleme nii, teadvus on midagi muud. Et ja seda need ka minu jaoks need taimed või need ained näitavad, et see on selline lõputu diskuteerimise küsimus, aga kindlasti aju on pigem selline andmekeskus, kus saab töödelda informatsiooni töötlemis. Ja hästi treenitav selle koha pealt, aga teadvus on midagi muud. Et on ikkagi pigem signaali vastuvõtja siis, kui see... Jah. Et seda on tänapäeval, kui selle kohta nagu on ka päris palju erinevaid juba teaduslikke muid on, leiab, kui guugeldada otsida seda infot, et see on nagu jah, et serotoniin on väga oluline ja dopamiin, aga jah, et mis seal tegelikult ka kõik toimub, et seda ei tea päris üldse. Ma mäletan oma biokeemia eksamist ülikoolis, kui ma seal neid joonistasin neid asju ja siis professor ütles lõpuks, et ma enam-vähem sain ikkagi hakkama, see indeks 4 ütles, ega seda ei tea vanajumal ka, kuidas see tegelikult käib. Öeldi mulle eksamil. No jah, see on Kanti filosoofiaga ju kooskõlas see, mis professor ütles. On palju asju, mida me ei tea, aga see ei tähenda, et ei peaks püüdma teada saada. Hiljuti ilmus üks teadustöö, kus erinevate psühhedeelikumide retseptorite profiil, et millistele retseptoritele nad kui tugevasti mõjuvad, kaardistati ja ühtlasi kaardistati ka nende ainete abiga saadud elamuste kirjelduste põhjal, siis neid elamusi ja püüti vastavusse viia, siis ainetele omane retseptori profiil ja et milliseid elamusi, siis sisuanalüüsi meetodil analüüsiti neid kogemuse kirjeldusi, et millistele retseptoritele millised elamused vastavad. Et see võib olla küll esimesed sammud selle mõistmise teel, milliste klahvide vajutamine ajus, milliseid kogemusi põhjustab. Igasuguseid meetodeid on ju aju uurimiseks teada on, et näiteks elektriline ääritus. Eeldus on praegu see, et teadus on ikkagi ajus. Vähemalt kindlasti aju mõjutab teadvust. Aju mõjutamisega me saame teadvust mõjutada.
ja seda saab mõõta, tänapäeval on just, et seal on, ja on palju uuringuid just ju nendel, saab nii aju, noh, kas või alatades nendes EEG-st ajulainetes, meditatsiooni erinevate ainete, kuidas toimib magnetiga, seal on värvi kõik, millal, millised ajuosad toimivad, et on väga palju uuringuid on iseenesest ja see on väga, väga laieneb kogu aeg need uuringud. Minul ei ole midagi selle pildi vastu, et teadvus on aju toimimine nii ehk teisiti, kui teadvus oleks ka kuskil mujal, siis tekiks ju küsimus, et kust mujalt ta tuleb ja mis seal mujal siis on ja kuidas see suhtlemine selle mujal olevaga toimib. Et ka see on väga imeline, kui ta ongi ajus ja ongi biokeemia. Jah, sest ju tegelikult on see keha, hing ja vaim ja eks meil on niisugused huvitavad väljendidki eesti keeles nagu vaimuhaigus ja hingehäda ja vaim tuli peale ja hing on haige ja et me kasutame neid sõnu ka väga omapäraselt, et noh, minu jaoks on, et ja see tänapäeva meditsiin on väga kehakeskseks läinud, et siis ongi ja miks need nii-öelda psühhedeelikumid, LSD ja psilotsübiin ja neid uuesti nagu hakkavad, on meditsiiniuuringuid, sest elu näitab, et on ikkagi palju asju, mida me tegelikult ei tea, kus need haigused või asjad tulevad ja me ravime nii-öelda ainult sümptomeid, hoiame neid kontrolli all, aga põhjust me välja ei ravi. Et praegu on väga palju uuringuid, nagu meditsiiniuuringuid tulemas, on töös. Psühhedeelikumidega ja psilotsübiini raviks ja peavalud ja migreenid ja depressioon ja seal on erinevaid. On praegu on töös ja esimesed nii-öelda positiivsed tulemused on minu teada juba olemas ka. On olemas. On projektid psilotsübiiniga alkoholismi raviks, ajahuaska ja psilotsübiiniga depressiooni vastu, raskete eluohtlike haigustega kaasnevate ärevuse vastu, MDMA-ga, mis ka mõnes mõttes psühhedeelikumide alla kuulub, üritatakse ravida traumajärgset stressihäiret, Ameerikas on suured kliinilised katsetused käimas. Ibogain on ka sõltuvus just sealt nagu ja ibogast nad on seal puhastanud, nagu nad kasutavad nii seda kogu taime, kus on rohkem või ka siis on sünteesinud puhast ibogaiini, et seda nagu kasutatakse hästi just sõltuvus. Ibogain on siis see toime. Ja üks nendest, tal tegelikult on rohkem, aga see on see põhiline jah, et seda on täitsa sünteetiliselt ja seal on samamoodi, et just raskete sõltuvushäirete ravis nad kasutavad. Et see noh, et see, kuna elu näitab, et kui sa töötad arstina ja näed, et sa tegelikult mingeid asju sa ei suuda nagu inimest aidata, siis selleks ongi teadus ja uuringud ja kõik see on suurepärane, mis toimub, et kõik need omavahel nagu ja ka need vanad traditsioonid, et võetakse sealt need teadmised, mis on ammu sajandeid olnud, kui lühike on meie nii-öelda tänapäevase meditsiini nagu ajalugu. Nagu lühike on üldse teadusajalugu võrreldes sellega, mis siin on olnud. Et kui me Newtoni aega paneme, siis see on ikkagi ju selles evolutsioonilises skaalal on see ikkagi üks ju klõps ainult. Aga ma ei tea, mis teile sellest septembri kogunemistest seal meelde jäi, aga mul lõpuks jäävad ikkagi paar lauset, aga et siin kui tuli juttu taimede keelamisest, siis kes seda ütles seal, et meil siin on probleem, ta viitas küll rohkem, vaatas vist ilmselt Ühendriikide seisukohast, et meil on siin ilmselge probleem oma ühiskonnakorraldusega ja meie lahendus on see, et me tormame Boliiviasse ja hakkame kokapõõsast nagu üles kiskuma. Et see nagu kuidagi ei tundu mulle väga siukene mõistlik või et see võttis kuidagi minu jaoks mingi pildi see on suhteliselt absurdne pildik, et ma ei oskate siin võib-olla midagi kas oskate ka kommentaariga vastata pigem või vahemärkusega, et see ei olnudki niivõrd küsimusega, et see on üks asi, mis mulle sealt meelde jäi. Minu jaoks on see see selline, ongi see meie selle
maailma niuke veidrus, et endal on asjad korrast ära enda õue peale, aga siis lähme teise õue peale, et arvame, et sealt on see põhjus tulnud, et võib-olla põhjus ei ole mitte meis, vaid taimes. Ja just, et vaataks, miks jah, et see sama, et või läheme kuskile kultuuri või midagi viima või teadmata, et selles mõttes on, et ma siin enne jutuks, et on üks huvitav, et mulle hästi meeldis, on see Ken Wilberi raamat, see kõik see lühilugu, kus on need etapid, kuidas ühiskonnad, kuidas need asjad arenevad, et me ei saa minna, et see on nende kultuur ja see, et meie ei oska nende taime kasutada, kui näiteks Peruusse minna, Cusco linna, siis see linn on ju 2600 meetrit üle merepinna, seal võib täiesti vabast tulla mäestikuhaigus, igas hotellis on sul kokalehed, sellest võid teed teha, see on täiesti, kui vaata, see maitseb nagu roheline tee, no vabalt sul seal saada, et see kokalehtedest tee aitab mäestikuhaiguse vastu. Sa võid neid sealt kosta, närida neid põske, suhteliselt mõru maitsega ja põsk läheb mingi aja pärast tuimaks. See lihtsalt aitab selle vastu ja me küsisime oma selle giidi käest, ütles, et et kui nüüd ikka 24 tundi seda võib-olla seal põses nätsutada, et võib-olla siis lõpuks hakkad midagi nägema ka. aga põhimõtteliselt see on nende jaoks, nagu meie joome Pärnaõie teed ja palavikuga ja muid, on nende jaoks see oli täiesti see, et ameeriklane seda kasutada ei oska, on tegelikult tema mure. Ja kui on turgu, siis on tootmist ja nii need asjad nagu käivad, et jah, et põõsast, jah, et tee oma õue peale, pühi oma trepiesine puhtaks, siis mine teise õue peale näpuga näitama. Nagu mõistlik mõte olema, aga kõige naljakam on veel see, et see suur põõsaste kitkumise juurde käib veel selline plara sellest mitmekesisusest ja selle olulisusest veel sinna juurde. Jah, et säilitame ja. Aga siis, et see on seal kultuuri osa täiesti ja nende jaoks täiesti tavaline taim. Ja jah, et need kokalehed olid seal täiesti, see oli väga hea, maitses täpselt nagu roheline tee. No nii, aga me olemegi jõudnud sinna Ladina Lõuna-Ameerika kanti ja te olete mõlemad seal käinud ja üks vahejäreldus või ütleme siis, kui järsku nüüd on, kui oletame, et esimene kolmandik jutuajamisest hakkab vaikselt läbi saama, et siis üks vahejäreldus, mis mina enda jaoks olen teinud, et need psühhedeelikumid on siis, jääme praegu selle, kuidagi me peame seda maailma klassifitseerima, muidu me ei saa siin edasi ega tagasi selle aruteluga, et kui meil on närviergutid, närvirahustid ja siis need närvihälvitid või psühhedeelikumid ja korduvalt on tänasest jutuajamisest läbi käinud see, et see kolmas rühm on siit eraldi. Et on väga vähe põhjused, miks need ained peaksid olema oopiumi ja teiste fentanüüliga ühes nimekirjas, siis kummatigi sellest ei saa veel järeldada seda, et nüüd peaks, et neid ained võiks, et nende ainete tarvitamisega ei kaasne omad ohud. Ja nagu siit ka läbi käis, on see, et kõikides kultuurides on seda laadi aineted alati olnud rituaalselt reguleeritud, et võib-olla avame selle vestluse osa, kus teil mõlemal on isiklikke kogemusi selle, ma küsin, kas on ja kui on, et siis, et kas räägiks natuke sellest rituaalsest poolest, see viib, sest mul tundub, et et psühhedeelikumid on üheks punktiks, kus saavad kokku väga mitmed asjad, alates teadusest, erinevatest ühiskonnakorraldustest, erinevatest arusaamadest sellest, mis üldse õues toimub. Et räägime võib-olla sellest rituaalsest poolest, et alustame Elles siin, et sa ju oled uurinud, see on su doktoritöö teema, kuidas see kogu see asi seal siis toimub. Jah, see aine, mida mina uurin, ajahuaska, see on põhimõtteliselt kange tee, mis keedetakse kokku 2 taimest, Amazonase kaapiväet ja nägemuse rögajuur, need kasvavad Amazonias. Neil on selline huvitav omadus, et kumbki omaette
ette ei anna psühhedeelset toimet, aga see psühhedeelne toime, mis sellel pühal joogil on, tuleneb nende taimede sisalduvate ainete koosmõjust. Ja kuidas need inimesed selle avastasid, need Amazonia põliselanikud, kui neilt küsida, siis nad ütlevad, et taimed ise õpetasid. Aga liigirikkus on seal tohutu ja kuidas nad oskasid just need 2 taime välja valida, ega see ajalugu teada ei ole, sest et üles kirjutatud seda ei ole, kuidas ayahuasca avastati. Et ega seda täpselt ei saagi siin nüüd öelda. Aga kasutatud on seda siis ravimiseks, diagnoosimiseks, teispoolse maailmaga, vaimudega ühendusse astumiseks, informatsiooni saamiseks ja olid inimesed nendes hõimudes, kes tundsid seda kunsti, kuidas nende ja teiste taimede abiga vaimse maailmaga suhelda ja sealt teisest maailmast seda tarvilist tarkust oma kogukonna jaoks tagasi tuua. Siit meie kultuuri poole pealt on neid hakatud nimetama šamaanideks, seal kohalikud sõnad curandero, ravitseja, ayahuasquero nagu ayahuasca spetsialist, et neil olid omad nimetused, aga see ayahuasca on tänapäeval nii moodi läinud, üle maailma levinud ja tseremooniaid korraldatakse igal pool, mitte ainult seal, kust nad pärit on, siis Amazonia vihmametsades, vaid ka Brasiilia linnades, üle kogu Lõuna-Ameerika. Sellest on saanud paras äri USAs, Euroopas, et see on nagu selline paras moeasi. Räägitakse psühhedeelsest renessansist, et viimase 10 aasta jooksul on teadus arenenud, on hakanud uuesti avanema võimalused teha teadusuuringuid psühhedeelsete ainetega, aga samas on kohe jaol ka inimesed, kes näevad selles enda jaoks teenimisvõimalust ja koos selle psühhedeelia teadusega hakkab ka see psühhedeelia teenuse pakkumine käima ja seal on ka see mõlemad pooled, nii valguse kui varju pool olemas. Nojah, ma kujutan ette, et osa seltskonnast ja võib-olla mitte alati ka päris alusetult tahaks panna selle psühhedeelse teenuse pakkumine panna narkokaubanduse alla ja nagu me siin eelpool juba jõudsime järeldusele, et need piirid on tõepoolest üsna, ei ole niimoodi joonlauaga väga veetavad, aga Anna. Ja, et ma võiks veel seda, et seal on kindlasti omad riskid, et esiteks, kui mina käisin Peruus, Iquitoses, lendasime ja sealt läksime siis veel 3 tundi mööda Amazonast üles me käisime Shipibode hõimu juures tegemas siis tseremooniaid, et siis juba sellest, et ma läksin, see grupp, mis kokku pandi, oli üks, ütleme iseenesest, see šamaan, ta nimetab ennast ikkagi šamaaniks, on Uus-Meremaalt pärit, kes selle gruppi kokku pani, see oli täiesti teadlikult grupp, meil olid intervjuud enne, miks me sinna läheme, meil oli ka tervise küsimustik, et ikkagi välja selgitada terviseriskid ja asjad, et me ei läinud sinna, mina teadlikult, et sa pead teadma, miks sa lähed, mida sa teed, et see ei ole niisama, et proovime. Sest näiteks, ja seal on see ärimoment juures, sest nii kui sa sealt Iquituses sealt lennukist maha astud, seal on, kuna see on selline linn seal džunglis kautšuka ajast, sinna saab ainult kas lennuki või laevaga, sinna autoteed ei lähe, siis lennujaamas on sul kohe tuk-tuki mehed vastas, see on selline kummalise energiaga linn ja kohe hakkavad nad sulle pakkuma, näed välja ju täiesti turist, ajavahe on ka olnud, tuled sealt välja, kohe on esimene asi, kas soovid ayahuascat või siis oli roosad delfiinid oli teine variant, looduse matk, et 2 asja hakati kohe hakati müüma. Ja siis kui ma ütlesin, et mul on siin omad asjad juba, et oli see oli selge ja oli ka näha seal linnapildis neid selliseid nii-öelda ipivälimusega Euroopa ja muu maailma inimesi. Samas hotellis ma nägin ka siis noori ameeriklasi, kellest siis üks noormees, tunduvalt ülekaaluline,
arstina ma nägin, et tal oli ühe jala peal oli see nii-öelda see veenisukk, et olid tal mingid veeniprobleemid, suits oli tal hambus. Kuna seal on spetsiaalne dieet ja suhteliselt on seal ka need toitumispiirangud enne, isegi selles Kiituse linnas, kui sa lähed kohvikusse või restorani sööma, seal on ayahuasca dieet kohe, kus puudub sool, lihad, piimatooted, et see on täitsa menüüs olemas, aga see meesterahvas, tema ei suutnud seal džunglis nii kaua olla, sest tema tahtis juustuburgerit. Ta tuli sealt ära, ta ei talunud seda. No ja, et ta sealt ära tuli, sest kui arstipilguga ma vaatasin, et ta võib-olla oleks võinud natuke õnnetumalt seal lõppeda. Sest kui seal on, sinna alati käib juurde see, ütleme, ikkagi teatud paastumine ja muud terviseasjad, sa oled seal džunglis, lähed sinna mitmeks nädalaks, igasugused foobiad, asjad ja muud tervisehädad, et sa pead väga teadlik olema. Aga paljud inimesed ei ole oma tervisest üldse teadlikud. Nad lihtsalt lähevad nagu seiklust otsima, et seal on täiesti kindlalt terviseriskid, et see kindlasti ei ole igaühele. Üks on nagu füüsiline tervis, teine on vaimne tervis, et see ei ole, et seal on erinevad ja et see ei ole niisama, et lähme ja teeme. Ja sest aeg-ajalt ikkagi kuuleb üht-teist on seal juhtunud. Et kui seal ikkagi nii-öelda katus ära sõidab, see võib seal ära sõita. Ja nemad seal koha peal suhtuvad nendes asjades teistmoodi ja mis tuleb nagu, et kus need taimed, et kus see teadmine on tulnud, siis seal külas, kus meie olime, seal olid 2 venda, kes olid šamaanid või pigem üks nendest oli see taimetark ja ka nende ema, kes oli, ma ei tea, kui vanad oli, nemad olid, siis viisid neid tseremooniaid läbi ja me kasutasime seal ka teisi nii-öelda taimeteesid ja üks oli, nendel oli, mille nimi oli Sarakura ja see taimetark, siis tema ütles, see taim tuli talle unes, ta nägi seda unes, ta läks metsa, me käisime selle puu juures, see kasvas ainult ühes kohas, selle suure puu ümber, olid siis need väiksemad ja kui nad lihtsalt sõitsime paadiga kuskile arusaamatult, nagu ta unes seda nägi, ta oskas sinna minna, ta käis neid lehti sealt korjamas ja kui nad proovisid seda taime nagu puu ikka sinna enda juurde ümber istutada, siis ümber istutada neil seda ei õnnestunud. Ja siis ta ütleski, et temale tulid, ja seal oli veel, et meil oli seal 4 erinevat, et me keetsime oma selle ayahuasca tee, me keetsime ise seal, selles mõttes oli huvitav, me seal ise puhastasime ja keetsime ja kõik protsessi juures ise. Aga see olid ka erinevad teised nagu taimeteed, kuna nad ikkagi on tervendajad ja tervendavad teisi inimesi, et ei ole ainult see ayahuasca joomine, nii nagu see on ainult üks osa see rituaal. Ja ütles, et siis me küsisime, et kuidas siis see traditsioon edasi kandub, siis ta ütles, et tema üks lastest, et tal on tulnud ka see info, et tema nagu võiks olla tema mantlipärija, aga see on selle, et ta oli siis umbes 10-aastane see poiss, seal oli meiega seal kaasas seal juures, siis ta ütles, et aga ta peab ikkagi täiskasvanuks saades selle ise valima ka, et ta peab selle jah-sõna, et see veel ei tähenda, et temast saab, aga et see nagu suguvõsa mööda läheb ja need teadmised ongi põlvest põlve, need laulud, mida nad seal laulavad ja neil on seal erinevad. See muusika on ja selle mõõdel väga tähtis. Ja see Ikarus jah, et need tervendavad laulud ja neil on kindlad sõnumid ja kõik see käsitöö, see on mis need mustrid seal näitavad ja et neil on see kõik täitsa omamoodi maailm. Aga kurb oli jälle vaadata, et nii nagu sellest tuleb nii-öelda väike nagu äri, siis ka see läänemaailm imbub sinna, sellega koos tuleb raha, siis neid huvitavad ka kõik see lääne niimoodi maailm, et kui sinna Kiitusesse minna, siis Amazonas oli plastikpudeleid täis, sest kõik ju visati, mis üle jäi, visatakse ju jõkke, aga tänapäeval materjalid enam ju ei lagune, et see, mis seal linnas oli päris kurb. Et see oli selles mõttes päris kurb, et mida seda nagu näha, et kuidas siis see, et mis osa võetakse nagu Hiina rämpstooteid ja seda oli seal ka kõike. Aga kuidas sa üldse sattusid, ega see ei ole kõige selline, kui doktoritööd valik tuleb usuteaduskonnas, siis ayahuasca tseremooniat tõenäoliselt ei ole esimene selline teema, mis siin pähe tuleks. Tegelikult see asi ei olnudki niimoodi, et ma nüüd tahtsin kangesti usuteaduskonda õppima minna ja siis hakkasin endale teemat valima. Asi oligi niimoodi, et ma tahtsin tegeleda selle teemaga. Kõigepealt ma tegin sel teemal magistritöö psühholoogia teaduskonnas ja siis nüüd uurin sama teemat edasi usuteaduskonnas.
juba kvalitatiivsemate meetoditega teen inimestega intervjuusid, et inimesed räägivad oma sõnadega oma kogemusest, mitte ei täida psühhomeetrilisi teste, nagu mul magistritöö ajal oli. Et tegelikult ma otsisingi oma teemale kohta, kus ma saaksin sellega tegeleda. Saan ma õigesti aru, et sa hakkasid üldse psühholoogia usuteaduskond oli jutuks, aga kas sa mitte füüsikuna ei... Jah, minu esimene doktorikraad oli füüsikas ja töötan praegugi teadurina Füüsika Instituudis ja olen vastanud seda sorti küsimustele, et oma elu esimese poole tegelesin materiaalse maailma uurimisega ja nüüd olen juba selles eas, kus tahaks ka sellest vaimu ja hingemaailmast rohkem aru saada selle ühe lühikese elu jooksul. Ja siis need huvid, mis mul tegelikult olid juba lapsest peale, teadvuse võimalike seisundite, võimalike kogemuste vastu viisid mind psühholoogiat õppima. Ja ma lootsin sealt leida vastuseid oma isiklikele küsimustele selles osas, et millised teadvuse seisundid on võimalikud, kuidas neid kogeda, kuidas nad tunduvad. Aga praktilised vastused nendele küsimustele sain mina hoopis Hollandis Santo Taime kirikus, kus kasutatakse seda ayahuascat sakramendina. Hollandis? Ja see oli seal tol ajal seaduslik. Ja enam ei ole? Praegu on olukord keeruline, jah, viimane kohtuotsus ei olnud nende kasuks, see on üks kummaline lugu, 23 aastat seal kirikud tegutsesid, nagu midagi halba ei juhtunud ja siis ilmselt muutused riigivalitsemises viisid selleni, et viimane kohtuotsus tuli nüüd negatiivne Santo Taime osas ja see kaevatakse. Santo Taime, see on Brasiiliast pärit religioon, kus kasutatakse ayahuascat sakramendina jumalateenistuse käigus. Jumalateenistus on nii nagu ikka alustame palvetega, laulame vaimseid laule, mehed on... siis ikkagi kuidagi kristluse sugemetega, laulud on sealt selle kandi pealt. Ja selle usu asutaja meestre Irineu oli katoliikliku taustaga, aga ta on nii-öelda sünkreetiline või eklektiline religioon, et seal on siis lisaks seda meestre Irineu päritolu perekonnast tulevat Aafrika vaimsuse tausta ja siis loomulikult selle Lõuna-Ameerika indiaanlaste vaimsuse tausta, kust ta selle joogi sai ja ayahuascaga kokku puutus. Et need on kõik selliseks tervikuks kokku pandud. Ja saame õigesti aru, et see kokkupuude siis selle Hollandis asu, kuidas selle kiriku nimi oli, ma annan ta kirja siia? Santo Taime. Santo Taime. Et see oli üks selliseid vormivaid kogemusi siis sellel teel või? See oli minu jaoks jah, väga huvitav kogemus, midagi sellist olin ma kaua aega otsinud, see on täpselt see, mida ma endale ette olin kujutanud, aga see oli see, mida mulle sel hetkel vaja oli. Ma sain oma isiklikele küsimustele vastused ja see mõjus mulle tervikuna väga hästi ja siis ma kui loomu poolest teaduse inimene tahtsin ka sügavamalt mõista seda nähtust, et kuidas see nagu sobitub minu maailmapilti, kuidas see teistele inimestele mõjub, kuidas see ühiskonda paigutab, kust see tuleb, kuidas ta muutunud on oma tuleku tee peal. Ja siis, kui psühholoogiat õppides tuli aeg kätte magistritöö teemat valida, siis mulle alguses öeldi küll, et kuule Helle, et tee parem midagi mõistlikku, küll sa jõuad. Aga ma ütlesin, et ma ei ole enam nii noor, et teha seda, mis mind väga ei huvita. Ja see oli siis pärast füüsikadoktorit juba, kui füüsikadoktoril all? Füüsikadoktor oli siis juba all ja ma olin juba läinud psühholoogiat õppima. 2011 oli see aasta, kui ma seal Hollandis käisin. Mis teemal see füüsika, mitte et ma sellest vastusest saa midagi aru, aga ma küsin ikka, et mis teema see füüsikadoktor oli? See on teoreetiline tahkise füüsika. Sellest piisab mulle. Kvantfüüsika. Nii, aga Anna, räägi sina, kui jätkame siis sümmeetria printsiibil, et kuidas sinu kokkupuude selle, kuidas võtame selle valdkonnaga? Et minul on selles suhtes, et
mul on see vaimne pool nagu alati oluline olnud, et sügaval nõukogude ajal minu isa oli kirikuõpetaja, ma olen nagu harjunud sellega, et oli nagu 2 dimensiooni, et kui koolis küsiti ka, et kellena su isa töötab kirikuõpetaja, siis öeldi, et pole olemas ja see tundus nagu, juba siis mul oli nagu 2 reaalsust tegelikult, nagu oli ja ei olnud ja ei olnud ka ma oma klassis ainuke, kes ei olnud pioneer ja ma olin ka oma klassis ainuke komsomol, kuigi öeldi, et ülikooli ei saa, aga millegipärast sai ikka. Et need sellised mingid taustad on mul, et midagi on rohkemat või teistmoodi, et ma nagu see peavooluga väga ei ole kunagi kaasa läinud mingis mõttes. Ja näiteks meil kodus oli väga huvitav raamatukogu, isal oli hästi palju saksakeelseid raamatuid just nendest pärismaalaste erinevatest kultuuridest, kõik Aafrika, Lõuna-Ameerika, Indiaani, nendest oli hästi palju neid pilte ja ta nendest meile ka rääkis, et mul on selline huvi nagu kogu aeg olnud, siis et see vaimne pool on mulle nagu alati olnud huvitav ja meditsiinis ma ka nägin ka, kuidas seal need ikkagi see keha ja vaimu ja hinge asjad, et need ei jookse ikkagi kokku ja siis ütleme, et see iboga kui taim, see on huvitav, 2012 leidis ise mind ülesse, et ma nagu ta tuli ise läbi iboga siis? Minul läbi iboga ja kui siin tuli usus, siis tegelikult iboga on Gabonist, on ka usk, on religioon Bwiti, mis on siis segu kristlusest, seal ongi see animism, sinna käib see taim juurde ja see on nende nagu 1 3 religioonist riiklikust Gabonis, et see on selline segu, et seal on selline initsiatsiooniriitus siis meheks saamise ja seal on see kogukonnas väga olulisel kohal see taim ja minu üks väga hea sõber, kes elab välismaal, siis tema kaudu tema tundi selle samaani, kes on Aafrikas seda õppinud ja seda kaudu tuli see taim minu juurde ja minu esimene kogemus oligi selle ibogaga. Ja see oli väga, ütleme ka elumuutev kogemus. Ja see jäi nüüd mis aastasse? 2012. Et see oli väga, väga elumuutev selles mõttes, et see ja kui siin on küsitud, et siis mu kes on, et ibogat peetakse selliseks, kui keegi, kes nagu teab neid psühhedeelikume, et kui ma ütlen, et iboga, siis kõik on üllatunud, et seda peetakse nagu väga tugevaks või selliseks ohtlikumaks või kuidagi. Aga minu kogemused olid sellega väga, ka füüsiliselt ei olnud nagu rasked, et seal, et ma näiteks džunglis oli mul füüsiliselt ikka seda oksendamist oli tunduvalt rohkem või ma võin nagu enda pealt öelda. Ja kui siis on küsitud, mis vahe nagu, et siis keegi teine ütles mulle et siis see mulle nagu sobis, et iboga nagu töötab rohkem nagu mentaalse tasandil ja võib-olla ayahuasca rohkem nagu emotsionaalsel tasandil, et nad natuke nagu, et neid ei ole nagu võimalik, neid ei olegi võimalik võrrelda, et mõlemad kogemused on nagu võimsad tegelikult mulle olnud. Ja sealt siis tekkis ja sealt kaudu tuli siis see sama inimene, kelle kaudu ma iboga juurde jõudsin, temaga koos me pidime sinna džunglisse minema, aga siis mingi hetk, kui oli sinna Amazonas, siis tema ei sobinud ja lõpuks ma läksin sinna üksinda või meil oli üks grupp, aga teisi ma praktiliselt grupist ei tundnud, aga et üks asi on viinud teiseni ja sealt tegelikult seda kaudu ma olen nüüd jõudnud selleni, mille ma siin just sellel aastal nüüd ametlikult saan omale tunnistuse kätte, on holotroopne hingamine, mis on siis tegelikult psühhiaater Stanislav Grofi poolt välja töötatud meetod, millega tema tegeles väga palju LSD-ga uurimusi teinud ja kui see ära keelati siis sealt tuli see holotroopse hingamise juurde jõudis ta ja see on täiesti, ütleme siis, täiesti legaalne meetod saavutada teisenud teadvuse seisundeid ja selle kaudu seesama ja ennast tervendada tegelikult, et see on nagu see, et mulle nagu olles lääne meditsiinis nagu arst ja nähes neid teisi vanu traditsioone, siis ma näen, kuidas neid saab ja ka tänapäeva teadus, kõik on võimalik kokku sulatada, et ei ole nagu, et on üks ja teine, et kas üks või teine, aga tegelikult need kõigil on nagu omad kohad. Et siis sünkretism mitte üksnes religioosses sfääris, vaid ka sellises jah, et neil on nagu meditsiini. Et neil on
neil on suured ja mis siin enne tuli nendest tseremooniatest ja asjadest, et on see üks hästi oluline, mis seal nagu selle holotroopse hingamise juures on ka, on see set ja setting, ehk siis kuidas see võiks eesti keeles on siis häälestus ja olud. Et see, et miks ja kuidas ja ümbrus, et kus ja kuidas seda teha. Et miks seltskond ja ümbrus. Ja seltskond ja milleks ja ka see, et sul on mingi taotlus või põhjus, et seda niisama neid, et need ei ole sellised, et lähme kõrtsi ja võtame väiksed, joome natuke midagi, on lõbus ja teeme midagi ja et see ei ole nagu, et ja sellega tulevadki need, et see võib väga, väga kurvalt võib lõppeda ja kui sul on mingid eelsoodumused, siis sa võidki nii nagu meil öeldakse Paldiski maanteel lõpetada. Ja nad on seal ka lõpetanud. Kes on nendega siis psühhedeelikumidega läinud niimoodi ettevaatamatult asja kallale? Jah, et eks psühhiaatrid teavad või eks sealt need tulevadki need, et seal võib ega alkohol ja kõik teevad samamoodi, et see on ju täitsa. Lõpuks võib ka raamatute lugemisest jääda sõltuvus. Kõigest ja võib lõpetada. Ja mis see lõpuks on see sõltuvus? Või õppimisest või millest iganes, jah, et see just, et saab tegelikult miks ja milleks ja kuidas ja kellega. Ja kui sa saad selle mingisuguse kogemuse, et mis sa sellega peale hakkad, et on see ettevalmistus, protsess ise ja siis on ka see integratsioon. Et kui sul tuleb sealt mida iganes, sest psüühikal on üks huvitav komme oma halvad kogemused, me suudame ära unustada, me blokeerime ära, me ei mäleta neid ja kõik need laienenud teadvuse seisundid, me võime neid uuesti kogeda ja siis meil võib tulla midagi sellist, milleks me pole üldse valmis. Et seal on sellised nagu riskid ka, et ja siis ongi, kuidas sa sellega edasi elad. Et see on nagu seal on need varjatud riskid. Nojah, nii vähe, kui mina selle asjaga olen kokku puutunud ja lugenud ja muidu, et see sama kõik rõhutavad seda seltskonna ja ümbruse olulisust, mille sisult ju annabki see sama rituaal, eks. Et räägime sellest natuke lahemalt, mismoodi see tüüpiline tseremoonia on siis üles ehitatud. Nad on ilmselt ka väga erinevad, eks ma kujutan ette, et selle Santo Taime oli. Santo Taime, jah. See on selline sünkretistlik asi rohkem. Samal ajal kui Peruus läheb ikka asi sellise indiaani juurde tagasi, ma kujutan ette. Jah, ma olen ka Brasiilias nendel põliselanike korraldatud tseremooniatel käinud. Eks sellele ühisosa on erinevusi. Mõlemas on oluline see, et muusika on väga oluline. See heli seal juures, ta ikka lausa kannab ja juhib seda tseremooniat. Santo Taimest laulavad kõik koos, seal põliselanike tseremoonias laulavad šamaanid ja nendel lauludel on omad tähendused, need ei ole mitte lihtsalt kenad kuulata, vaid see ongi ravi. Nad laulavad selleks, et tervendada. Ma olen mõelnud, et see tseremooniate tegemise kunst on üks omaette sügav ja suur süsteem, millest pealt vaataja, see lääne inimene, kes sinna sattus, seda nägi ja hakkas järele tegema, ei pruukinud ju sügavuti aru saada sellest, mis seal toimib. Ja suur osa sellest on võib-olla umbes samamoodi, nagu on olemas niisugused nii-öelda kargokultused, et mingid pärismaalased näevad valge inimese eluolu ja tehnikat, teevad järele ja mõtlevad, et see nüüd on ja toimib, teevad rohust lennuki või võtavad puuoksa, lohistavad enda taga ja siis on veoautojuht, eks ole, ja siis need on ka tseremooniad, usutseremooniad. Et võib-olla osa sellest, mis siin läänes tehakse, ongi see, et me nägime ja me teeme järele, aga see sisu on sealt tagant juba kaduma läinud. Et päris nii ei ole, et käia korra kusagil tseremoonial, vaadata, mis seal tehakse ja siis hakata ise tseremooniaid korraldama. Aga paraku seda tehakse ja mida rohkem need tseremoonia korraldajad ennast reklaamivad, seda ettevaatlikum tuleb nende suhtes olla. See on nüüd see seltskond, kes on nädal aega kuskil Võpsikus olnud ja siis ütlevad, et nad on juba šamaanid valmis. Jah, inimene läheb sinna tseremooniale, saab sealt suure kogemuse, mis teda emotsionaalses mõttes liigutab, aga siis juhtub, et ta saab näiteks sõnumi, et tema on ka tervendaja, tal on imelised võimed, ta nägi, kuidas tal näpuotstest tulid välja sinised kiired ja nüüd tema tahab ka inimesi aitama ja ravima hakata. Osad teevad seda täiesti
siiralt parimate kavatsustega, teised, kes leiavad, et see toob palju raha, imetlust ja tänu, aga et noh, igasuguseid tseremooniaid on, eriti kui lubatakse kõikvõimalikke imesid sellest tseremoonias osalemise tulemusena, et tulge kõik, ükskõik mis hädaga, kõigist haigustest saate terveks, nooreks, ilusaks, õnnelikuks ja armastatuks, et ei tasu suhtuda nendesse taimedesse nagu soove täitvasse kuldkalakesse, et tulge aga, makske meile raha, jooge seda paha jooki, kannatage või nautige ja siis saate kõik, mis elus tahate, et seda ta ikka ei ole. See on ikka ravim, meditsiin ja igal ainel on omad toimed, omad kõrvaltoimed, konkreetsete asjade vastu õiges doosis, õigel hetkel õigele inimesele võib sellest abi olla, teisele inimesele, kes ei tohiks teda tarvitada, võib see lausa kahjulik olla. Ega nagu surma mõnele, ma saan aru, eks. No ja haska kätte naljalt ei sure, kui inimene oksendab ta välja, kui just ei ole koosmõju teatavate ravimitega, millega ei tohiks neid koos tarvitada, või kui inimese üldfüüsiline seisund ei ole väga nõrk, või kui teda ei jäeta järelevalveta sellisesse seisundisse, kus ta endale aru ei anna, mida ta teeb ja kui ta läheb mis peaks rituaali puhul olema ju suhteliselt välistatud, eks, et keegi seal järelevalveta jääb. Jah, peaks valvatama korralikult, aga no samas, eks neid rituaale tehakse igasuguseid. Aga jah, et osadele inimestele võib neist rituaalidest abi olla teatavate hädade vastu, osadel inimesed ei tohiks seda pruukida ja enamikule inimestele, nagu enamike ravimeid, ei ole lihtsalt tarvis sellist asja teha. No, mis sõltub nagu ravimis, et esimene asi ju, kui ülikoolis, et farmakoloogias iga ravim on mürk kogus ja iga inimene, et ükskõik, et meil siin ka, et tegelikult lihtsalt annusest on ju meil, kõigil on mingi kindel annus, on uuritud ja jälgitud, et mis annus, millises annuses me midagi võtame, millise haiguse puhul, mis on nende taimedega, need ju iga taim on erinev, sa tegelikult ei tea kunagi palju seal midagi, kui tugev ta tegelikult ongi, see on see šamaani tarkus juba, sest kui me olime seal džunglis, meil oli 5, iga 3. päev oli nagu tseremoonia, siis alustati, me keetsime korraga selle koos seal nagu valmis suures potis. Mitmeks tseremooniaks? Jaa, selleks koguks selleks, me keetsimegi selle korraga valmis. Kaua see aega võtab umbes? Päev otsa me keetsime seda, seal oli need puhastada need väedid ja siis... Te käisite ise sealt korjamas ka siis? Tookord oli vesi kõrge, me sellepärast ei läinud, muidu me oleks läinud ise korjama ka, et seal oli nagu just see vihmaperioodi lõppenud ja vesi oli kõrge ja siis nad ei hakanud meid sinna päris nagu, et see oleks läinud natuke keeruliseks, muidu meil oli nagu plaanis see täitsa ise korjata, aga siis me puhastasime need väedid, toksisime need seal, tükeldasime ja siis see päev otsa oli see praktiliselt suures potis see keetmine seal õue peal ja siis oligi jah, et ikkagi esimesel tseremoonial anti suhteliselt nagu vähem, see on mõned inimesed, kes olid varem, et just see, et šamaan ka vaatas, kes kuidas reageerib ja sai alati pärast ka juurde anda, et inimesed on väga tundlikud, erinevad, et need annused ja see kogused ja just seal on see sama, et mis selle aia tseremoonial oli, et hommikust võis süüa, lõunast olid nagu söömata ja siis vett juua, mis selle ibogaga on nagu ka see, et hommikus võib süüa, lõunast ei tohi vett ka enam juua, et üldiselt on nagu selline, ja kui seda näiteks teha Aafrikas, kus on kuum, siis ei ole see vedeliku puudus ja et pärast sa võid küll, aga isegi kui seda nagu taime sisse võtta, seal on ta pulbrina nagu, on see on puruna, et natuke vett peale, et see alla võtta, aga et seal on just see, et mis seal Aafrikas on juhtunud, et kui see võib esile kutsuda tugevat oksendamist, kõhulahtisust nagu aiagi ja kui sa oled juba enne vähe joonud, et seal on see eksikoosi vedeliku puuduse isegi täiesti tervel inimesel, et seal on need ohud nagu ka puhtalt, see on nagu see esimene ja just see, et jah, et sa pead seal, et see šamaan ju ütleb, et ruumist lahkuda ei tohi, aga tegelikult oli ka ju seal džunglis nii, et nii-öelda see WC, meil seal oli nagu osades kohtades tehakse ilmselt täitsa nagu lageda taeva all, kuna seal nad käivad nagu regulaarselt ikkagi käiakse seal tegemas juba neid tseremooniad, sinna oli siukene väike tempel nagu ehitatud, aga sa läksid ikkagi ju välja sinna WC-sse ja öeldi, et tulge sealt ruttu tagasi,
aga ega seal nüüd, sest see, mis Shipibod nagu teevad, nendel on nagu täielikus pimedusesse, et see on ka erinev. See on see hõim siis? Ja Shipibo hõim, nemad teevad, siis ma tean, et kes seal on Brasiilias, et seal on rohkem valgus, et küünlad kõik kustutatakse ära, et see on täielikus pimeduses, sulle antakse oma ämber, kuhu sa saad oksendada, kui vaja, ja sa peaksid nagu soovid võimalikult istuma, et nad küll jälgivad seal, aga seal grupis oli meid ka 14 inimest, et sa läksid sinna väljakäiku nii-öelda ja tulid tagasi, aga seal polegi kuskile minna, džungel ümber ja jõgi on teisel pool, aga põhimõtteliselt, et seal on seal on see mingi väike omavastutus ja me andsime ikkagi oma allkirja, kui me sinna, mina andsin, meil oli see tervisevormi allkirja, et ma ei esita mingeid pretensioone pärast, kui midagi juhtub, sest tegelikult see on nii, et täiskasvanud inimesed ise teavad, mis teevad. Aga jah, et seal sellised terviseriskid on ka, rääkimata sellest. Ja kui meil oli seal 5 tseremooniat, siis kõik seda 5 ära ei teinud, et tulid seal erinevad hirmud inimestel üles, kellel hakkasid seal ühel noorel südamerütmi, ta tundis, et tema ei julge, seal tulid erinevad variandid, et see ei ole nii, et kedagi ei loomulikult, see on su oma vaba valik, aga see on näha, et see ei ole nii sama lihtne. Ja panin teinud siin märkmeid ka sellist niidiootsadest, mida võiksid edasi arutada. Tuli siit Anna jutust tükk aega tagasi see 103 ainsus keha, vaim ja hing ja siis käis ka siuke sõna läbi siit nagu animism on meie jutust läbi käinud ja võib-olla minu jaoks üks asi, mis ma sellelt septembri kogunemiselt enda kaasa võtsin, oli see Luis Eduardo Luna, kes oli esimene kõneleja, ütles, et animism on meie ainus väljapääsutee. Ilmselt ta pidas silmas siis kogu seda inimsugu tervikuna, et ja siit ehk ongi aeg minna me oleme siin juba ligi üle tunni aja istunud koos, et hakata mõtlema selle üle, et mis siis on ikkagi, mind huvitaks, kuidas ma olen palju mõelnud selle, kuivõrd see on asi, mis minule sealt üks lause, mille ma sealt endale kaasa võtsin, see animism on ainus väljapääsutee, et mida ta selle all mõtles ja siin on esimene asi siis ikkagi tõenäoliselt defineerida mõiste, mis on animism ja kuidas see haakub meie sellega, mis meil siis praegu on ja tänasest jutuajamisest olen ma kirjutanud üles sellise sõna nagu sünkretism, mis tasub tõenäoliselt ismisi tuleb siin. Aga need tunduvad olevat sellised mõistlikud, mul on lihtsalt ismide vastu selline kerge, väga suur skepsis, aga need ismid tunduvad olevat nagu sellised vähe sõbralikumad. Niisiis, mis asi on animism? Võiks öelda, et loodususund, usk sellesse, et loodus on hingestatud, et võimalik on nende loodushingede, loodusvaimudega suhelda ja mitte ainult usk, vaid ka see praktiline suhtlemine, mille juures need taimed on siis abiks või ka mitte. Aga selle Luna jutu juurde, et meil on üks ja ainus väljapääs, no mina ei suuda uskuda, et kõigi jaoks on üks ja ainus lahendus. See on hästi seda küll ja, et see on niikuinii, aga ütleme nii, et ta pidas seda oluliseks ja sõnastas selle niimoodi ja ma ei arva, et nüüd peaks, et siin on nüüd üks koridor, mille suunas, aga pigem ma võtan seda lauset niimoodi, et ta juhtis tähelepanu mingile olulisele aspektile või ma enda jaoks võtsin seda nagu niimoodi pigem, kui et teha, et siin on see nüüd üks ravim kõigi vastu. Mina võiks see sama selle esimese loengu, selle Luna loengu puhul, mis mind hästi mõju, kus ma tundsin sellist tugevat nagu äratundmist, kui ta näitas, ilmselt ta näitab seda erinevates riikides, kus ta see loengu peab, sest ta leiab selle riigi kohta, et oli see gravüür, kus Eestis võeti IE-puid maha. Ja see mind nagu tõsiselt kõnetas, et see sama, et
et see, kuidas seda, mis tullakse võõrale maale, võetakse see kultuur või see, et mis selles halba on, kui keegi usub, et see puu on hingestatud või see hingest on, et seda nagu maha võtta, et see mind hästi, ma täitsa füüsiliselt tundsin sellel hetkel seda, kuidas see mind kõnetas, et siis, et see sama nagu see usu teema, et meil on jah, et tuleb, et Eestis on huvitav, et see tuleb uus usk ja jälle mingi teine ja siis see eelmine on paha ja siis lööme need, nagu ikka tulime tule ja mõõgaga ja siis tulevad järgmised, võib-olla siin Eestis ongi see, nii-öelda, öeldakse, et eestlased on hästi usuleiged, et kuna siit meilt on neid üle käidud, neid rahvaid erinevaid, igaüks tuleb oma uue jutuga ja siis me oleme natuke oma asja ikka edasi ajanud, et ikka natuke oma asju ja see teadvus, et minu jaoks on kõik hingestatud, et see on sama, et kui see laienev teadvuse seisundis sa tunned nagu seda ühtsust, et miks see on see üks, kuidas mina aru saan, et see on meie ainus pääsetee, on see, et kui ma saan aru, et see sama, et ma ei tee teistele seda, mida ma endale ei taha, et sa tunned seda, et ühelt poolt on, et sina ise ja üks ja kõik on jälle üks, et see sina, meie, et kuidas see teadvus, et kõik on nagu omavahel ühendatud, et kogu see liik, inimesed kui liik on omavahel tegelikult ka ühendatud kõik energeetiliselt. Et kui sa sellest aru saad, et mida sa lood siin maailmas, et see ongi nagu iga mõtlev inimene aru saab, kes praegu ümberringi vaatab, et me tegelikult oleme suhteliselt suures jamas, kui me nagu suurt pilti vaatame. No minu jaoks see Luuna ju lause läkski sellesse. Ja just ongi, et ja kui sa võtad seda, et kõik on nagu hingestatud, et see ongi, et siis need, ja mina võtan, et kõik need taimed, et see on nagu teadvus või infoväli või mida nad meile annavad, et see kõik, see on omavahel ühendatud, et see on suur nagu väärtus on need psühhedeelikumid selles suhtes. Ja näiteks nagu LSD, mis on siis öelda sünteetiline, mis ongi nagu minu jaoks üks huvitav, et osa on nagu looduslikud, need on olemas siin maa peal kasvanud, siis on inimese loodud nagu LSD, mis kuigi tal on nii-öelda sealt tungalterast või nagu on see nii-öelda looduslik taust olemas, aga et kuidas see LSD näitab neid mõttemustreid ja miks ta on nagu, kui inimesed ongi oma selles ühes mõttemustris kinni ja arvavad, et ainult nii on võimalik, siis LSD näitab väga selgelt, kuidas sa seal mustris tiirled ja siis, kui sa saad aru nagu, aga miks ma siin tiirlen, minu otsus on siit välja tulla. Et ta nagu näitab sulle selgelt, et me kuidagi on õpetatakse meid lapsest saati silmaklappidega ilusaks kuubikud, kõik ilusti sobivad kõik ühte kasti, saab kõik kokku pakkida, nagu klotsid tehakse sellised, et on mugav ja üritatakse sinna kasti kõiki toppida, kes ei sobi, see lükatakse kõrvale kui teistsugune, et ma ei üldse imesta, et praegu neid mõnes mõttes neid käitumishäireid nii-öelda on, et tegelikult iga inimene on inimene, selline nagu ta on, et võib-olla me peame ise midagi muutma oma arusaamistest. Et selles suhtes et mulle ka need ismid ei meeldi. Et selles suhtes, et see või teine või et seal tuleb ikka see võimu teema sisse. Nojah, selles mõttes see sünkretism on võib-olla nendest, et see otsib mingi, nii palju kui mina, sest ma sõnast aru, see otsib nendest kõikidest ismidest mingit tervet ühisosa, mis meid peaks siis kuidagi nii teaduses kui ka teistest religioonidest. Et selles suhtes need psühhedeelikumid, see avardanud teadvus ongi minu jaoks kõige parem võimalus nagu leida neid ühisosasid ja neid mustreid ja meil iga ühel on mingi oma vaatenurk ja me saame neid siis laiendada ja vaadata, kuidas need asjad omavahel kokku sobivad. Ja ma arvan, et see on ka üks osa, miks nad nii-öelda natuke keelatud on, et see tõesti, sa näed maailma natuke teistmoodi. Ja see kõigile ei pruugi sobida. Aga tuleks tagasi jälle sinu füüsikupäevade juurde, et see ei ole ju, füüsikas ei ole see pilt ju nii vähe kui mina, sest arvas, ma saan aru, pilt on ikkagi selline, et meil on siin ütleme, et kaartipäevil oli niimoodi, et siin on meil see mateeria ja siis on inimvaim,
mis asetseb kuidagi sellest kuidagi eemal ja nüüd on sealt edasi minnes üks suund ütleb, et ei ole ka vaimu, et ongi lihtsalt puhas ainult mateeria mässleb meil siin ümber ja kuidas ta siin ajus siis lõpuks teaduseks kokku saab, see on see suur küsimus, et kuidas see animism kaasaegse füüsikalise maailmapildiga kokku klapib? See, mida ma siit praegu kuulsin, on küll pigem filosoofia kui füüsika, et idealism, materialism, dualism, monism, eks ole. Nagu füüsika ikkagi juba mingil määral rajaneb mingitel sellistel, tal on ka mingi siuke filosoofiline nurgakivi kuskil või? Füüsika jaoks on maailm siiski tervik, reaalsuses on aineosakesed ja väljad, mis omavahel vastastik mõjustuvad, kõigel on energia, mis muutub ühest liigist teise, kandub üle ühelt kehalt teisele. Et füüsikast küll armastavad sageli rääkida need, ütleme teistmoodi, maailmavaadete edendajad, aga neil on vahest füüsikast selline omamoodi arusaam, näiteks kvantfüüsikat tsiteeritakse sageli selle koha peal, et pole olemas füüsikalist protsessi ilma vaatlejata, ei ole mõõtmistulemust ilma mõõtmiseta, mis on sisuliselt õige, on selline protsess kvantfüüsikas nagu lainefunktsiooni kollaps, et lainefunktsioon mõõtmise hetkel võtab selle oleku, milles mõõdetaval suurusel on kindel väärtus, aga kui sealt edasi minna selle nii-öelda kvantmüstikaga ja öelda, et me oma mõttega loome maailma ja soovmõtlemisega saame me siis selle süsteemi olekut mõjutada ja selliseks nagu me tahame. Ei ole välja palju katseid, et soovmõtlemine meid ei aita väga palju edasi. See on, ütleme siis, teadusliku sõnavara religioosne kasutus. Samamoodi kargokultus, et toimivast süsteemist. Siis mis on teadusliku sõnavara religioosne kasutus? See niinimetatud kvantmüstika, et kui hakatakse ütlema, et kuna vaim määrab mateeria, siis kujutage endale hoolega ette, et asjad on nii, nagu te soovite ja siis te oma vaimuga mõjutate mateeriat ja siis nii saabki olema. See on ilmselt üks meil eelmise hooaja viimane saade oli, kus olid saates Andres Metspalu ja Piret Kuusk ja me rääkisime Schrödingeri sellest küll valdavalt, mis on elu, aga siis vaim ja aine esseest, mis mulle jättis väga sügava mulje seal siiamaani kuidagi selle mingil määral selle mõju olla seal. Ma arvan, et see on just see, mida ta seal silmas peab, kui ta ütleb, et kiire taandumine positsioonidelt, mida on hoitud üle 2000 aasta, on ohtlik, et kui me jätame selle maailmatunnetuse kõrvale, mis läänt on koos hoidnud ja hüppame siit nagu pea ees esoteerikasse, siis ongi kohe järgmine, et mõtleme endale tegelikkuse välja, et ma ei tea, kas haakub see teie alusaamisega või et just see mõte, ma olen seda mitu korda sellest sarjast siin tsiteerinud isegi, et ükskord, et Schrödinger ütleb seda, et lääne filosoofia vajab verevahetust idast, aga et see on ohtlik, sest või et sellega ei saa, selle asjaga on nii ja naa, sest kiire taandumine positsioonidelt, mida on hoitud üle 2000 aasta on ohtlik. Jah, seal on see on väga hea, et sa selle juurde tulid, sest see on see üks oht, et milleks ma nimetan, meil on tekkinud väga palju vaimlejaid. Ja siis, mis on ka nende psühhedeelikumide oht, ütleme siis nagu kõrvalmõju, et kui vaimlemine on päris hea sõna siin. Et kui neid teha liiga tihti, et ega nendeks olid ju seal kindlad põhjused, tseremooniad, ega see ei ole nii, et tuleme kokku ja lihtsalt teeme, et kui sa oled pikalt sellest laienenud teadvuse seisundis, et siis ongi siis oledki selline nii-öelda õhus, oledki kõik, aga oleks vaja ka maandust nii-öelda, me oleme millegipärast ikkagi siin maa peal, et kuidas me siin oleme inimesena, oleme me siin kehas ja maa peal, kuidas need hing, keha ja vaim siis ka omavahel suhtes ei ole,
et siis nad muutuvad täiesti ebapraktilisteks, nad ei saa aru, et samas on meil teine äärmus, kes on nii mentaalsed, et kes üldse nagu ainult ongi peas kinni ja muud ei näe. Et sa pead oskama ka sellest seisundist tagasi tulla, et mis ongi see, et ütledki katus sõitis ära või et nad ei tulegi sealt tagasi või jäävad kuskile sinna hõljuma ja arvavadki ja loovadki, elavad selles illusioonis või tekibki segadus, kumb on kumb või mis on mis. Et see on sellises šamanistlikus või siis praktikas öeldakse kohta, tuleb ennast maandada. Tagasi tulla nii-öelda, sest et see kehast välja, et seal on erinevaid variante, et võib kogeneda lihtsalt, et su teadvus laieneb, ma olengi kõik, et mina olen sina ja sina oled mina ja kõik on nii tore ja hoiame kõik ja armastame ja kõik on nii kena ja siis oleme nagu lillelapsed, siis sa võid ka, on kehaväline kogemus, et sa oledki kehast väljas ja sinna kehasse tagasi ei olegi nii lihtne tulla. Mul on üks väga lähedane inimene, kes on suurem osa elust elanud, oligi kehast väljas ja ta ei saanudki sinna tagasi, kuni šamanistliku rituaali käigus sinna tagasi pandi, et see ei ole üldse naljakas, aga sest mõned siin tahavad nagu, et kuidas saaks sinna kehast välja. Et ja on ju ka operatsioonide ja narkoosis ju on inimesed rääkinud, kuidas nad näevad seda, et sa oled, et ega see ei olegi nii tore ennast sealt, et siis tekivad need samad küsimused, aga et sa võidki jääda niimoodi laiali ja sa õljudki ringi ja reaalsusega, et kuskilt peab ju see siin maa peal funktsioneerima, et seal on need teised ohud ja et sealt ka need erinevad psühhoosid ja muud, et tegelikult tekivadki ja mida sa seal näed, et see on selline, et ja see just see ongi, et seal nendes, et nendes idakultuurides neid asju ju praktiseeriti, need teadmised, need oli need, et mis nendisel juhtudel teha, mis on need samad, et need 6 kuuga šamaaniks, et teed siin rituaali ja kui seal midagi sellist juhtub, et mis siis teha, meil tegelikult need oskused puuduvad ja need siis satuvadki sinna psühhiaatrite juurde või tagasi, et või nad siis, nende tegelik elu ja see, mida nad nägid, ei kattu ja sealt võib erinevaid psühhotraumasid või nimetatakse retraumatiseerimiseks, et selle asemel, et selle nagu rituaali mõte on ju tervendada, aga see võib vastupidi asja hullemaks teha, kui sellega ei osata toime tulla. Need on ikkagi ohtlikud asjad, millesse peaks suhtuma aukartusega. Jah, et sealt võib tulla, et ja just see liigne, et see on samamoodi, see on nagu tavalise alkoholiga. Klaas veini õhtusöögi kõrvale, väga kena, aga sealt on, või siis kuni alkoholismini ja deliiriumini, et need on kaks eri asja, et millal, et kõik kas ja kuidas või kas või see sama alkoholiga, et kas teda võtta, kui sul on hea tuju sõpradega tore või võtad sa seda siis, kui sul on depressioon ja masendus ja tahad midagi ära unustada, et need 2 täiesti tulemused on ju ka täiesti erinevad. No üks asi, mis ma siit Elle, mis mainis ja mida ma kirja panin, et tegemist on ikkagi arstimiga või rohuga ja suurele osale inimestele ei ole seda lihtsalt tarvis. See ma arvan on päris ülesehituslik mõte ja aga kellel seda on tarvis, selle peaks olema ikkagi võimalik seda lisaks sellele nendele tablettidele ja asjadele, mida meile siin pakutakse. Läänemeditsiini poolt peaks olema see võimalus seda ligipääs nendele peaks olema, kas see on asi, millega te oleksite või mis te sellest mõttest arvate, et ma hakkan siin nüüd otsi vaikselt niimoodi tasapisi seda jutuajamist sadama poole tüürima, et kuna neid aineid tarvitatakse nii kui nii, siis mina arvan, et on ohutum, kui seda tehakse kontrollitud keskkonnas, rituaalselt, koos selle teadmisega, kuidas seda on ohutum teha. Ja sellepärast mina ei näe, et need keelud sageli selle põhjendusega, et on ju ohtlik, keelame ära, muudaksid seda tarvitamist ohutumaks. Et pigem on see, kui tehakse selle hirmuga, et aga äkki keegi saab teada. Pluss see, et selle aine kvaliteet, mida tarvitatakse, kui ta on kuidagi põrandal kokku keeratud, ei ole ju teada kunagi, mis seal päriselt on. Minu enda teadustööst ma kogusin ayahuasca proove ja analüüsisin neid Brasiilias. Ja just Euroopast on mõned pahad proovid leitud, kus ei ole üldse mitte need taimed, vaid on selle asemel kemikaalid.
mis küll annavad psühhedeelse efekti, aga see on inimeste petmine, kui neile öeldakse, et neile antakse üht asja. Jah, kas kehvasti või hästi, aga inimene peaks teadma. Arstirohtu inimene võtab, siis on ta alati teab mida ja kui palju, kas või selleks, et oleks teada, mis talle kuidas mõjus. Jah, sest Balti jaamaturult saab ka osta, aga see on siis inimese enda risk. Vähemalt vanasti sai Balti jaamaturult, nüüd on seal ilmselt uus, aga seal oli teatud raviminurk Venemaalt toodud ja sellised ja see on täpselt see sama, et sa ei tea, mis sa tegelikult sinna tabletiks võib ja iga aasta on ju neid nii-öelda narkoasju, et mingid surmad sellega, et tegelikult ei teata ju, mis seal sees on. See tänavakaubandus. Ma saan aru, et üks vastuväide, nii vähe kui ma sellega kokku olen puudud, üks vastuväide või etteheide siis sealt ravimitööstuse poole pealt, taimsetele toodetele ongi see, et seal tabletis on see kõik väga niimoodi ülitäpselt ära kalibreeritud, aga taimede puhul elav loodus on nagu ta on, et ega me ei suuda teda niimoodi ju aga samas me ju matriitsi suruda. Joome siin oma neid taimeteesid ja asju ja tegelikult et seal ikkagi ju enam-vähem on teada ja seal ongi need šamaani oskused, et alguses antakse väiksem kogus ja vaatad ja samas on lõplikult iga inimese enda vastutus, mida tema suus sisse, et see on nagu ka, et me ei saa nagu, et see reguleerimine täiskõnud inimesed lõpuks siis igaüks ise teab, mis ta teeb ja mis riskid ta võtab, tehakse langevarjuhüppeid ja mida iganes, et igal pool on ja see üks asi, meie see ma nimetaks, ma ei oskagi öelda see suhtumine surma või see hirm nagu see et see on keegi on, kuskil on see hea ütlus, et inimesed kardavad nii hirmsasti seda surma, et ei julge elada, et unustavad elu ära, et see on täiesti kindel, et me ükskord ära sureme, et see on ainuke kindel asi siin elus, et see surm tuleb, et siis sellega nagu mängitakse kogu aeg, et aga näe, see suri siin või keegi seal või mis juhtus, see juhtub ükskord niikuinii. Et seda me ei saa nagu, et siis sellega nagu, et sellega nagu mängitakse, selle surmahirmuga. Et me nagu, et kui me teeme hästi palju reegleid ja keelame, et siis äkki kõik jäävad nagu ellu, ei jää. Selline kummaline nähtus toimus Eestis, oli see psühherentsi konverents, eks ole, psühhedeelikumid said positiivset meediakajastust, tuli väga kenasti välja, rahvast hariti. Siis asutati psühhedeelia teaduse ühing ja järgmisel päeval pärast psühhedeelia teaduse ühingu asutamist oli ERR-i esiuudis, kuidas pool aastat tagasi oli inimene mürgikonna kamborituaalil surma saanud. Selline kokkusattumas oli? Jah, ütleme siis, et oli kokkusattumas. Sünkretism. Et nagu sünkretism on usuteadlaste termin selle kohta, kui erinevaid religioone kokku laiendasin seda kujundlikult praegu. Aga et sünkroonsus võib selle kohta öelda, et ütleme, et on siis kokkusattumus, et järgmisel päeval pärast psühhedeelia teaduse ühingu asutamist oli ERR-i esiuudis see, et pool aastat tagasi keegi suri konnamürgi tseremoonial ja sellest uudise artiklist pool tegeles hoopis psühhedeelikumidega. See konnamürk ei ole psühhedeelikum, aga seal artiklis oli nii ajahuaskast kui LSD-st, et nagu vägisi tekkis see tunne, et kellelgi oli tarvis, et nüüd ilmuks natukene nii-öelda tasakaalustavat negatiivset infot psühhedeelikumide kohta ja kuna psühhedeelikumidesse hiljuti keegi surnud ei olnud, siis leiti see pool aastat vana kambo surm, kuigi selle aja peale ilmselt oli nii alkoholi kui aspiriini kätte surnud kordades rohkem inimesi, kleebiti sinna juurde siis nii palju juttu psühhedeelikumidest kui vähegi võimalik, paisati siis ERR-i kaudu meediasse ja sealt ta siis tilkus alla nagu järjest kollasemate meediakanaliteni, kuni siis uurijani välja, kus siis võisati Delfi vahendusel välja, et ja meil toimus konverents, kus propageeriti neid samu psühhedeelikume, mis just inimesi tapsid, ignoreerides seda, et kambo ei ole psühhedeelikum, ta ei ole keelatud. Aga midagi on siiski sellistes sündmustes. Kõik need ained pannakse ühte sahtlis, mille peale on kirjutatud suur tundmatu ja seal nad siis koos niimoodi ja seal nad siis koos pesitsevad ja tänase vestluse käigus
võib-olla üks asi oli see, et me saime natukene seda sahtlit võib-olla loodetavasti natuke lahterdada mõni. Ja mängitakse see teadmatusele hirmule nagu. No ja siis seda ja tegelikult ka, ilmselt ka paljud need, kes nii-öelda need ametnikud või kes seda, et kas nad on neid ise proovinud või ei ole, et hästi lihtne on keelata ära rääkida asjadest, mida sa tegelikult kogenud ei ole. Et see on ka selline, et alati on lihtsam ära keelata. Et see on midagi kahtlast, tundmatut ja samas nagu, mis praegu ja nüüd tänapäevasel interneti ajastul nad on tulnud, nad on jäänud, nad jäävad, sest need riigid, kus need on ja nad ei kao mitte kuskile, et siis parem on neid tundma õppida, teada, millega on tegu ja ka tervise poolt, et kellele mis ja kuidas ja kui palju ja millal. Et igal asjal on oma koht ja vajadus, aga see, et jah, praegu on tulnud natuke siuke nagu moe asi juba, et noh, selline, et nagu kõik asjad tulevad lainetena, et see vaimlemine sinna otsa, mis ma olen väga õnnestanud termin selles jah, et siis nagu ja siis on neid selliseid, noh, nad ei saa aru ja kus nad on ja siis nad tahavad teisi tervendada ja teadmised ja selles mõttes et see on oluline ja see, mis ma just endal see, kus ma praegu on õppinud seda holotroopset hingamist, et seal on nagu aastakümnete kogemus taga väga korralikud teadmised, kuidas seda aidata, kõik see süsteem, et kõik see, kuidas see asi, et see on, seal ongi põhirõhk on sellel turvalisusel, et tegelikult meie organismis on ka üks huvitav asi, mis seal on nagu üks põhi, et kui me ju noaga sõrme lõikame, me puhastame võib-olla selle haava ära, paneme plaastri peale ja see õrm paraneb ise ära. Me ei tee mitte midagi, me keha teab tegelikult, kuidas ta parandame. Loome talle nii-öelda sobivad tingimused, et ta siin põletikku ei lähe. Et tegelikult nii-öelda hinge või psüühaavadega on samamoodi, et me tegelikult, me keha teab, kuidas need asju parandada, aga no me ei lase see, et seal on, et on nii need, kas see holotroop, see hingamise võimalus või ka siis see rituaal samanistlik, et seal luuakse võimalikult head tingimused, et tegelikult siis taimeabiga hingamises oma enda hingamisega ehk see on nagu hinge jõuga tegelikult hing on sees, et me teame, et me tegelikult keha teab, kuidas koos töötada, neid asju ise vabastada, lihtsalt me loome sobivad tingimused. Ja seal ongi see teadmine, see ruum, see kõik see ja see, mis toimub enne ja mis toimub pärast. Et kõik need sobivad mitte nii, et jah, lähme nurga taha ja joome midagi seal. Üristame ja oskad. Ja. Netist tellitud. Jah. Selle käest küsida seda, et ma sa oled teinud palju intervjuusid inimestega, kes on seda tarvitanud ja nüüd tõukuvalt sellest samast lauses, mis mulle meeldis, et suurel osal inimesi ei ole seda lihtsalt tarvis, et oskad sa selle aja peale järsku koostada mingi isiksuse profiili, kellele võib seda sorti asja olla tarvis, millest me siin oleme rääkinud. No räägime konkreetselt võib-olla Maia Vaskast, võib-olla siin veel mingitest. No ütleme et sa oled ju tegelenud valdavalt Ayahuascaga, aga võtame siis, miks mitte ka psühhedeelikumed laiemalt, et kas on mingid tunnused milles inimene peaks siis vastama, kellel võib sellisest asjadest olla kasu? Ayahuascat kogenud inimeste hulgas usutakse, et ei ole mõtet seda kogemust taga otsida, et kui taim kutsub seda inimest, siis ta jõuab inimeseni ise. No tänapäeval see päris iga kord nii ei ole, sest reklaamitakse ka väga palju. No jah, kus ta olge nüüd ausalt, siin ta juba, ütleme nii, et ega see liaan ikkagi eesti keeles, inglise keeles ei kõnele, et see peab olema kuidagi. Nüüd olete teie luule appi võtnud selles mõttes, et ta peab ikkagi kuidagi see päris niimoodi ka ei ole, et ta sulle viipab. No võt, see on see, mida usutakse, mida öeldakse inimesele, et küll ta jõuab sinuni, kui sa selleks valmis oled. Ja Santo Taimes on ka põhimõte, et selles usus puudub selline asi nagu missionitöö, et minna pakkuma teistele, et oi, ma tean üht rohtu, mis võib sulle hästi mõjuda, tahad jumalat näha, mul on sinuks jook. Ja sellist asja nagu mitte kunagi ei tehta, sellist vastutust ei saa teise inimese eest võtta, sest ainult tema teab ise, kas tal on miski nii väga puudu, et ta peab seda sellisest kohast otsima. See on ikka üpris ekstreemne elamus.
mis ei pruugi olla meeldiv ei füüsiliselt, ei vaimselt. Ja samuti ta on tulnud teisest kultuurist, istutatud siia nii nagu ta on, tegelikult parim integreerimine psühhedeelsele kogemusele on see selles kultuuris, milles on vastav käsitlus olemas, et inimesed saavad sellest aru. Aga näiteks meie kultuuris inimene ju marginaliseerib ennast sellega. Igas kultuuris ikka kipub olema keegi vähemus, kelle peale näidatakse näpuga. Need sildid, et kes on see võõras, vaenlane, süüdlane, muutuvad aja jooksul. Aga nii-öelda narkootikumide tarvitajad on meie kultuuris üks gruppi inimesi, kelle peale näidatakse näpuga. Ta on teistmoodi, ta on võõras, ta on ohtlik. Ja siis temale projitseeritakse see, mida ei taheta näha iseendas. Selle Jungi sinna, Jungi sellega ma täpselt, et see on see põhiline, et see, millega me sellega hingame, et see on just see, et tegelikult sa näed ju teises seda enda neid, nii häid ja positiivseid, negatiivseid projitseerimisi, aga tegelikult jah, sa mingeid asju, mida endast tunnistada ei taha. Ja siis ongi hea panna need, et see on seesama see teadmatus, kui ma ei tea, see on natuke kahtlane, seda keelame igaks juhuks ära. Et äkki see näitab mulle midagi minu enda kohta ja mis kõigutab minu alustalasid. Et see, et tegelikult taim kutsub, et see on see sama, et nagu see ei poogas, et mul räägid sellest mitu aastat ja see üldse mind ei, räägitakse, siis mingi hetk see kuidagi, see kõik asjad jooksid kokku või nagu see ka see džunglisse minek, see lihtsalt nagu see toimus kuidagi väga lihtsalt, ma sain kõik see kuidagi see tööd ja ajad ja kõik need asjad, et see väga loomulikult, et see mingil määral see on, need asjad tulevad sinu juurde kuidagi. Või sul tekib ja sul on mingi huvi, vajadus, mida sa otsid midagi ja siis, et see samamoodi ja sa peadki selles mõttes ka inimesed, et kui nad tunnevad, et see ei ole nii, et sa pead tundma, et sa sinna lähed, et kui sul on seal mingid hirmud ja asjad, siis need asjad ei toimi tegelikult. Et need asjad nagu kuidagi, et elus paljud asjad, ja mis siin kui enne oli tegelikult on see, kas mida me, et saab seal neid luua oma asju ja tegelikult üks asi, mis on täiesti kindel, tegelikult selles mõttes me loome oma nagu elu ja et me oleme see, mida me ise endast loonud oleme, mida me sisse sööme, mida me mõtleme. Meie valida on, kas me keskendume negatiivsetele mõtetele või positiivsetele, et kui mingi asi mulle ei meeldi, kas ma siis kogu aeg olen selle kallal ja annan talle tegelikult jõudu juurde või ma vaatan, mulle see asi ei sobi, mis mulle sobib. Ja ma keskendun oma tähelepanu ja loon seda, et see asi muutuks, ma teen seda sobivat asja, mitte seda, mitte ei sobi, et ma ei lähe sinna teiste õue peale kaklema ja siis pärast on häda, mis tehti, vaid ma teen seda, mis muudaks, et ei tekiks üldse neid, et see, kuhu ma oma tähelepanu, et see on täiesti teadlik valik. Et ma näen, et kas või nagu siin ma näen, et need asjad on see aetakse psühhedeelikumid, narkootikumid segamini, ma ei ole narkootikumide vastu, ma olen psühhedeelikumide poolt, ma uurin neid, ma teadvust, ma vaatan, mis nendest kasu on ja ma tegelen selle poolega. Sest tegelikult on see, kuhu ma oma tähelepanu panen ja mida ma siin elus nagu arendan. Et mis on nagu mis mulle hakkas lääne meditsiinis kohati tekkimus vastuolu, kas me keskendume haige olemisele või terve olemisele. Lääne meditsiin on keskendunud haigustele, mina keskenduks, kuidas terve olla. Et see on suur vahe, et kas ma keskendun, kuidas terve olla või et seal on vahe. Ja need psühhedeelikumid, need taimed, need ikkagi on nagu tervendajad. Need on nagu tervise mõttes, et kuidas terve olla ja ka vaimselt terve olla. Sest need on kõik minu jaoks on seotud. No seal üldse ma saan aru, et selle animismi selline põhipostulaat ongi, et see keha ja vaim on ju kõik niimoodi kuidagi palju rohkem läbi imbunud, kui meie seda siin praegu ette võtame või. Ja see, et lääne meditsiin väga hästi haigusi ravib, on väga hea. See on väga hea, suurepärane, kõik trauma, kõik mis operatsioonid, kõik. Aga mina tunnen, et mina soovin ennast nagu oma tähelepanu pühenduda sellele, kuidas terve olla. Ja sellepärast mul natuke need asjad nagu ongi, et mind huvitab see terve olemine rohkem. Kõlab justkui mõistlikult.
Olles rääkinud paljude inimestega, nüüd 50 intervjuud on tehtud ja enne seda oli mul 30 nagu seda teises uurimuses, et ma panen tähele, et kui inimene saab oma esimese psühhedeelse kogemuse, siis ta sageli satub sellest vaimustusse. Ma ise sattusin ka, et oi, millised imelised maailmad on olemas, selle maakera sees on teine maakera, mis on palju suurem kui see, aga tõesti tekib selline tunne, et oi, maailm on palju suurem, mitmekesisem ja võimaluste rohkem, kui ma kunagi oleks osanud ette kujutada. Aga läheb mõnda aega mööda ja siis see nii-öelda armumine asendub armastusega või nagu realistlik pilt, et nii nagu hakatakse oma vastleitud kaaslase juures ka vigu nägema, nähakse seda, et seal psühhedeelikumide tarvitajate seltskonnas samamoodi on siiski mitte tiibadeta inglid, vaid inimesed koos kõigi oma inimlike nõrkustega, et ka need inimesed, kes tulevad ja neid rohtusid pakuvad, ei ole kõige teadjad ja ei ole alati 100% ausad ja eetilised, et inimesed jäävad ikkagi inimesteks ja elada tuleb meil ikkagi siin maa peal. Ja kui palju seal juures siis psühhedeelikumistest abi võib olla, seda peab siis inimene ikkagi ise endale omaenda kogemuse põhjal aru andma. Millal on siis õige aeg ja õige mõõt? See kõlab ka eluterve üleskutsena. Nii, me oleme siin nüüd tund 3 istunud ja on olnud väga huvitav minul. Kas me tahame lõpuks veel midagi? On teil midagi? Räägi palun veel paari sõnaga sellesse hingamise teema käis siit nagu läbi mitu korda, mis oli holotroopne või? Jah, et see on nagu see on põhimõtteliselt see holotroopne sõna nagu tuletatud Stanislav Grofi poolt, see tähendab 2 sõnast nagu holos ehk siis täiuse ja trepein nagu täiuse poole liikuma, et see on tegelikult see, mis meil iga inimese sees tegelikult on, seda, et midagi kuskile me ju liigume, et on nagu tuletatud sarnases sõnas nagu fototropism või nagu kui taim läheb alati kasvab valguse poole, et inimesel on, ta tahab midagi muud ja see ongi kasvanud välja tegelikult sealt samast, nad on väga palju uuringuid, alguses tehti LSD-ga, ta on Tšehhist pärit, sinna Ameerikasse emigreerunud, ta on praegugi veel elus, ta on sünniaasta on 36 on ta sünniaasta peaks olema vist, ei ole rohkem, jah, ta on 87 või midagi sellist. Ja ma olen ta loengus ka käinud väga huvitav, et ta siin paar aastat tagasi, et nüüd ta enam aktiivselt enam selle, nagu selle ega ta siin ei ole käinud või? Ei ole käinud, Eestis ei ole käinud, aga ja siis, et see on nagu seal on sealt välja töötanud, et see on samamoodi, et põhimõtteliselt ja seal ei ole, kui meil on siin erinevaid neid hingamisi meetodeid, et tegelikult see on selles suhtes minu jaoks kõige loomulikum, et lihtsalt seal on turvaline, et üks inimene hingab ja teine valvab, alati on paaris töö pärast, see on suhteliselt intensiivse muusika saatel, see üks protsess on, ütleme, 3 tundi ja tegelikult on see lihtsalt see, et sa hakkad hingama võib-olla kiiremini, sügavamini, ilma pausideta ja tegelikult, seal küsitakse, kas on mingi hüperventileerimine, tegelikult see ei ole, sa hakkad mingi, et väga ruttu su keha annab selle rütmi, et see põhimõtteliselt ja selle mõte on see, et kui meditsiinis, kui meil on valu, siis seda tehakse, võetakse maha, kui meil on midagi mingi emotsioon, siis me ravimitega maha, siis seal on vastupidi, kõik, mis meil tuleb, seda tehakse suuremaks. Et seda võimendatakse ja selleks on seal abipersonal ja see, milleks me õppinud, et seda saab seal võimalikult turvaliselt välja elada. On selle asja, sest tegelikult keha mingid asjad, sest me enamus asjad on kõik oma emotsioonid ja asjad me surume alla ja ega nad kuskil ei kao ja me jube palju energiat kulutame selleks, et neid emotsioone alla suruda ja samamoodi, et see ei ole kõigile see hingamine, et see on ka väga intensiivsed protsessid võivad seal olla, et seal on samamoodi enne on terviseküsimustikud ja asjad, aga see on ja seal on ja need kogemused seal võib olla, ütleme ka, et seal võib olla täiesti lihtsalt kehalised kogemused, mingisugused tunded, energiat, kehas sa võid kogeda mingit oma biograafilisi asju, mis sa oma elus oled kogenud, nendega seotud, sa võid, on siis need nii-öelda perinataalsed sünnikogemused, seal võib oma sünniprotsessi täiesti läbi elada ja võib ka transpersonaalseid, et ja ne võivad kõik seal omavahel kombineeruda. Et selles suhtes see on ja seal on pärast nagu
ringis jagatakse oma kogemus, kui sa soovid, aga seda ei kommenteerita. Et väga oluline on see, et saada kuuldud. Et sinu lugu, et sa räägid oma loo ära, nii palju kui sa soovid, seda ei kommenteerita ja sellest tekib siuke hästi huvitav energia ja seda, kuidas aru saada ja täiesti võrreldavad on need kogemused, mis tahes psühhedeelse kogemusega tegelikult. See on ikkagi, saavutatakse see teada. Sama ja see on täiesti legaalne. Põhimõtteliselt on see, kuigi nagu Poola kolleegid ütlesid, et neil on seal katoliku kirikuna öeldud, korralik katoliiklane ei tegele holotroopse hingamisega ja ei loe Harry Potteri raamatuid. No see on see konkurents. Jah, seda nad naeravad seal, et see on sest aga jah. See on üks YouTube'is on väike klipp, kus Jeremy Nabi viib ka kogu selle psühhedeelikumide asja ikkagi ütleb, et tuleks hakata otsima neid juuri kusagilt sealt keskaja kandis, kus see sama iiepuude mahavõtmine ja nõidade põletamine, ma arvan, et need on kõik kuidagi ja seal mingis omavahel päris ja seal on see kollektiivne, millest Eckhart Tolle räägib, see kollektiivne valukeha ja see ühisteadvus, et see seal näiteks selle hingamise käigus seal on, mina olen isiklikult sellega täiesti nagu ma tunnen, et see ei ole enam see minu, et seal on need transpersonaalsed, et sa tunned seda nagu mingeid asju, et see on väga, väga huvitavad kogemused. Et maailmas on palju huvitavat, mida me ei tea. Tundub nii, aga võib-olla siis sellel optimistlikul noodil kuulutame ka selle jutuajame siis lõppenõuks, et maailm on huvitav paik endiselt. Sellega on siis Tähenduse teejuhtide järjekordne vestlusring lõppenud, rääkisime täna psühhedeelikumidest, otsapidi ka teadusest ja muudest sellega seotud asjadest ja minu saatekülalisteks olid Elle Kaasik ja Anna Luik ja mina olen saatejuht Ardo Päula ja soovime teile kõik kolmekesi head õhtut.